KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Ülar ja minuga siin täna Ott-Erik. Tervist. Ma tükk aega mõtlesin eelmine episood, Ott rääkis, et annab oma Oti nime sulle nüüd, on ju. Aga ma ütlesin, no ma ei saa. See on ikkagi Ott-Erik meil. Ei, see on natuke, võib-olla meenutab seda NFL-is seda numbri asja. Vaata. Ja. Ma pean Otilt Oti nime ära ostma lihtsalt. Ja kuule, ma annan sulle paar boonust, on ju. Aga jah, täna siis on järgmine ILF-i ja GFL-i episood, 3. siis, kus võtame kokku oma viimase 2 nädala tegemised. Mõlemal meil oli eelmine nädal oli bye week, eks 2 nädalat tagasi oli üks mäng, et sellest saab rääkida, siis räägime üldiselt, mis ILF-is ja GFL-is on juhtunud 2 nädala jooksul ja siis lõpetuseks on meil selline huvitav väike teema seal nagu Ameerika jalgpallikultuurist ja lockerroomist ja sellist asjast, mida nagu tee kui Ameerika jalgpallifännid ilmtingimata ei näe seda poolt, sest te ei mängi seda või isegi kui sa oled mänginud, see oleneb, mis tasemel sa mängid, nagu, et see on natuke erinev, nagu mida kõrgemas mängid seda, spetsiifilisem ta on natukene. Ja meil on background ka, me Otiga oleme mõlemad mänginud Euroopas, ülikoolis mänginud, mul joppas ma mängisin keskkoolis USAs ka ja nüüd mängime mõlemad profitasemel, vaata, et see päris hea pildi, ma arvan, et saame teile edasi anda, nagu, mis see endast tegelikult kujutab nagu nii-öelda kinnist uste taga või? See kõlab vist päris hea, kui nüüd eesti keele lause. Suletud uste taga. Ja siis, mul läheb kiirabi kohe mööda. Saksamaa need hästi jõhker, kui paljud need on. Need kuradi sõidavad veel majade vahel, kes siis kajab, nagu põrkab majade vahel. Ja. See on sage. Aga ja siis üks asi, mis ma olen ära unustanud 2 episoodi järjest ja ma teen kohe alguses ära. Kui teil on meile küsimusi, mingi spetsiifilise asja kohta või mis iganes, kirjutage kas Otile või mulle otse või siis kirjutage podcastile otse või kirjutage Kallastele või Ott sellisele vahet pole kellele. Kui sul on mingeid küsimusi, siis võite alati küsida, et nagu meil on, meelsasti jagame seda ja siis, ma ei tea, siis esimene küsimus on, palju te palka? Siis me hakkame siin mingites asjades ümber kalkuleerima, mingi 2000 kotti kartuleid. Ja siis, aga sul ei saa vorstidesse panna, ma saan enda sinu vorstidesse panna. Siis me saame võrdluse kätte, vaata, kas ma saan rohkem palka, kui Ott saab vorsta? Vorstid oli küll väga huvitav pull selle koha. Ja siis kõik meie mängulingid iganädalaselt on KVR3.ee kodulehel olemas koos, aga muidugi leiate need ise üles ILF-is on siis ta Sony's või siis neil on see Sports World app, kus 5 € Oti mäng, mis on nagu odavam kui minu mängud näiteks ja ingles keeles, see on hästi. GFL on siis sportsdeutschland.tv või mis see koduleht on, et seal on olemas kõik minu Potsdam Royalsi mängud ja siis, aga lingid leiate üles kodulehtedelt ka, et see ei ole üldse keeruline tegelikult. Aga Ott, ma ei tea, alustame sinu poole pealt, sest et sul on natuke suurem mäng 2 nädalat tagasi kui mul, ütleme nii. Et kuidas sul siis viimased 2 nädalat läinud on? Tead, eks ta on siuke mõru olnud. Nordic Stormile tõepoolest kaotasime 40-21. Ootused olid oluliselt kõrgemal. Ja ütleme, tagasi vaadates me üsna palju nagu tegime ise selle jaoks, et me kaotaks nii-öelda. Et nad nagu mängisid nii, nagu nad ikka mängivad, on ju. Aga me lasime enda nagu selle momendi nagu liiga suureks, lasime sellel momendil nagu liiga suureks minna. Et kõik olid nagu võib-olla natukene nagu liiga üles köetud sellest match-upist. Et siis juhtuski see, et eriti esimesel poolel oli see, et hästi palju keskendusimegi nagu vastastele või sellele, mida vastased teevad või mida vastased ütlevad, on ju. Selle asemel, et keskenduda sellele, et kuidas me enda mingeid playsid saaksime paremini execute ida ja niimoodi. Põhimõtteliselt teil olid natuke kiisi nagu vastavalt, mis nad ütlevad, peaks olema see, et saame ära kasutada seda nende vastu niimoodi või? Ei, pigem oli nagu see, et kui seal, ütleme, et kui seal, alla mingi nende kaitse tegi mingi play ja hakkas seal siis aukuma selle peale,
Okay. siis no ründeliini vennad ja mängujuht lasid ennast nagu liiga palju häirida sellest nii-öelda. Et nagu läksid sellega kaasa ja siis seal oligi, me saime ühe korra mingi lolli penalti, mingi unnecessary roughness penalti ja. Ja veel oligi see, et nagu keskendumine nii-öelda oli vales kohas kokkuvõttes. Ja see oli probleem nagu läbi mängu, teine poolega oli nagu natukene parem, aga ikkagi valdavas pildis oli keskendusime nagu valele asjale nii-öelda. No Nordic Storm tuli sisse ka, me rääkisime, kui sa tahad, mine tagasi kuula meie esimest episoodi järgi, kui sa ei ole veel teinud, et sealt saab hea ülevaate nagu üldiselt, mis me ootasime enne hooaega vaata ILF-ist ja seal me rääkisime ka Nordic Stormist natukene ja nad on ikka haibiga sisse tulnud, aga olgem ausalt, alguses nad on kohati on selle haibi nagu ära back up inud ka, et nagu nad on päris hästi mänginud. No jah, aga ikkagi nad on ikkagi üsna, tegelikult kui ma nagu päris ausalt ütlen, siis üsna palju ikkagi oli selle asja juures oligi see, et nagu öeldakse, et ma ei tea, kui paljud teavad USA pesapalliliigast miskit, aga et öeldakse, et näed, et kui sa mängid New York Yankeesega siis ja Yankee Stadiumil, siis pool sellest asjast on, et defeat the pinstripes on ju. Et see, kui neil on nende oma koduvorm seljas ja särki-värki, siis see juba tekitab vastastes mingit sükest aukartust jah, et see hype oligi nagu nii-öelda, me teadsime, et nad on väga suure haibiga särki-värki ja pidasime neid pigem nagu üle haibitud tiimiks. Ma endiselt arvan, et nad on pisut üle haibitud, nad on hea tiim, selles mõttes ma ei ütle midagi, et nad on hea tiim ja nad tegid oma asja ära. Aga ma ikkagi arvan, et nad on pisut endiselt nagu üle haibitud, et ma ei imestaks, kui siin hooaja peale kas või meie endi poolt teises mängus tuleb süke nii-öelda üllatuskaotus neile siis. Ja tegelikult, kui sa vaatad mängu peale ka, kaotasite küll 19 punktiga siis, aga tegelikult ju, kas 4. veerandil oli tegelikult ju ühe positsiooni mäng veel? 4. veerandil oli veel ühe positsiooni mäng, et 3. veerandil oli lausa niimoodi, et nad ei skoori mitte ühtegi punkti 3. veerandil. Ehk siis oligi lihtsalt see, et me ei saanud millegi pärast nagu oma rünnet päris lõpuni käima. See on ka omaette pikk jutt, on ju, et miks me ei saanud ja... Aga tegelikult nagu samas see on võib-olla üks huvitavam koht ka nagu miks, nagu, sest kui sa vaatad statistiliselt, siis nagu DJ viskas nagu 30-20 solid, ja jardide poole pealt 181 jardi on ju, aga ta jooksis ise 120 jardi, aga teie Brosovski, teie Poola star running back jooksis ainult 3 jardi ametlikult kokku, vaata. Et nagu see jooksumängu nagu põhimõtteliselt ei eksisteerinudki, on ju. Ja. Et seal oligi, üks asi oli selles play callingus. Mina kui mängija nagu selles mõttes, ma saan praegu eestikeelses podcastis seda. Ja me rahulikult rääkida, tahab mingis aru. Aga jah, ühed poolt oli nagu play calling kohati siuke küsitav. Jälle võib-olla inimestele, kes ei ole nagu Ameerika jalgpallis nagu nii palju sees, siis põhimõtteliselt läbi nädala me vastavalt sellele, kellega me mängime, me siis pidevalt muudame oma mingeid playsid või paneme uusi playsid sisse selle jaoks, et vastaste kaitse sükest olemust nagu ära kasutada, on ju. Aga siis kui sul oled nagu terve nädal neid uusi asju nagu treeninud ja tundub, et need asjad töötavad, aga siis sa lähed mängule ja siis sa kasutad sellest, ma ei tea, 15 uuest play'st nagu ma ei tea 2 ja mõlemad ka ainult ühe korra, siis ongi see, et nagu, et okei, et mida me teeme. Ja teine asi ongi see, et kui sul on liiga parim running back on nagu backfieldis, siis miks me seda nagu ei kasuta. Aga seal oli see ka, et ründeliinil oli üsna halb päev ja särki värki. No jaa, Nordic on päris hea front ja kaitse ka, et nagu neil on väga, kaitse on jah, neil siuke ikka päris tummine selles mõttes, et isegi need Taani ja Rootsi oma kohalikud mängijad on nagu väga, väga asjalikud. Jaa, neil ju siia, kas minu meelest see Parkinson juhib ju liigat säkkides ka vist või ta on seal top 5 kindlasti. Ta jah. Nüüd, minu meelest.
aga jah, ma mõtlengi, et no üks asi, mis nende ründe poolelt, siis me korra viitasime sellele eelmine episood, aga see tuli välja paar päeva hiljem, siis Glenn Tonga, kes oli siis ILF-i MVP eelmine aasta, nende siis suur signing off seasonil running back sai viga ja siis nad tõmbas Ahilka ära, ehk siis tal on hooaja lõpuni väljas, et siis ilma temata Nordic ikkagi suutis ründes omajagu teha. Nende backup running back jooksis soliidselt, aga noh, minu eelmise aasta meeskonna kaasa Brandon Bowe läks veits off, 11 catch'i, 151 jaardi, 3 touchdown'i, et nagu jah, see poiss sööb praegu seal liigas. Seda vinge näha, et räigelt chill vend on ka minu meelest. Ja see on, noh, ta ju fantasy pointides on ka minu liider praegu. Jah, kuule, oota, ma pole kordagi ütlengi, ILF-is on fantasy football. Fantasy't saab ka mängida, just. Sa saad Otti endale draftida meeskonda, kui sa tahad. No praegu ma pean jah oma numbreid siin üles pumpama, et võib-olla inimesed, kes võib-olla ei jälgi nagu neid statte niimoodi, siis eelmine mäng nüüd siis Nordic Stormi vastu, siis mul oli 3 catch'i ja 24 järdi. Noh, mis ei ole kaugeltki see, kus ma nagu tahan olla. Noh, oligi see lihtsalt, et kokkuvõttes, noh, DJ oli nagu kogu aeg siukses natukene nagu paanika moodis. Sest et noh, pidevalt kusagilt nagu lekkis läbi midagi ja siis tal ei olnud nagu aega visata ja meie rünne võib olla pigem on rohkem siuke intermediate ja long distance visete tiim, mitte niivõrd quick game'i tiim, et kus sa oled parem, aga noh, see on samas, siin on ka see asi, et ma arvan, teil hooaja jooksul see muutub ka natuke veel vaata. Ei, kindlasti. No lihtsalt mul ongi see, et mul ei ole lihtsalt väga palju lühikesi radu, mida joosta, noh. Aha, ja mulle lihtsalt, see on see, kus sa kõik ohtlikum oled tegelikult, on ju? No just, et noh, see on jälle oma ette küsimus, et kuidas siis nii-öelda, et noh, know your personnel, et kuidas oma mängijatest maksimum välja võtta, on ju. Aga noh, see selleks. Aga kas su roommate sai touchdowni või? See oli su roommate või? 10 on su roommate või? 10 ei ole, 1. Ta on praegu vigastusega väljas. On, okei. Ma mõtlesin see Poola kuid, kes sai touchdowni, ma mõtlesin sellise roommate, okei, minu pass. Ei, aga touchdowni sai David. Jah, Prostovski, sorry, on jah, running back hoopis, jah. Ja, pass receiving touchdown, jep. Tõsi. Aga jah, muidu, noh, saite siis, noh, esimese kaotuse, see ei tähenda, et on maailma lõpp, on ja sa mängite korra veel nendega nii ja teine asi, ta ei ole see divisioni meeskond, vaata. Vaata, need divisioni mängud on, mis peate võitma, ehk siis nüüd sel nädalal tuleb üks suur divisioni mäng, aga noh, sellest saame rääkida natuke aja pärast. Siis Paiviigil, sa käisid kodus või? Paiviigil nautisin Eestimaa võlusid. Just mõtlesin ka päris naljakas, kuna eelmine aasta juhtus siis see, et noh, kui ma veel Jumesis olin, siis ainukene hetk, kui ma sain siis noh, talvest siis nii-öelda off-seasonist nagu väljaspool kodus käia, oligi siis mais, kui ma käisin 8 nädalaks kodus. Ja siis, no oligi täpselt samal ajal põhimõtteliselt. Ja siis ma mõtlesin, et täitsa pekkis, et ma ei ole aasta aega nagu Eestit näinud nagu rohelisena, sest et praegu, kui ma off-seasonil olin ka Eestis, siis noh, oli talv, on ju. Et Eesti suvel on ikkagi mingi naljakas, mingi siuke võlu. Jop, usu mind nagu mul on ka ju, ma olen mänginud nüüd 3. aasta, ma olen suvel Saksamaal, eelmine aasta ma käisin korra suvel kodus, aga muidu väga vähe olen jõudnud ise ka ja noh, nüüd jaanipäevaks ma tulen koju ja siis lähen Saaremaale ka, et nagu ma ei suuda ära oodata seda, nagu normaalselt. Ma kujutan ette veel, vaata, kui sa oled Saaremaalt või noh, täpselt ma ei tea, Hiiumaalt või kusagilt pärit, et siis sul on ekstra nagu see, et üks asi on nagu Mandri-Eesti või noh, suur Eesti, aga siis kui sa veel saad sinna oma Saaremaa kadakate vahele ära, siis... Ja, täpselt. Saad sinna mere äärde lebosse visata lihtsalt ja süda rahul. Just. Aga räägi... Eestis on aastaringselt võib-olla ei ole kõige mugavam olla, aga kurat, need suved on nii head. See, kuidas ma läksin nagu eelmine nädal magama, vaata, et ma läksin õhtul, läksin veel õue või midagi, kell 11 või. Päike põhimõtteliselt loojub alles. Nagu, fuck, see on nii kurat ilus. On. Et... Aga räägi enda eelmise nädala ülesõidust siis ka. Ma ei tea, mis see skoor oli. Nagu ma rääkisin ka eelmine episood, siis Paderborn Dolphinsiga mängisime. Siis meil on hunnik vigastusi ka. Aga nad ei... Fuck küll, me võitsime 50-0 ja see on isegi nagu mäng nagu. Alguses oli fun, sa said nagu domineerida, sa tegid seda ise, mis sa tahtsid. Kõik süda oli rahul, fun oli, on ju.
aga mingist hetkest teisel poolel oli coach, can we take us out, please? Nagu nii igav on, nagu anname teistele ka mängida mänguaega natuke, sest et Paderborn lõpetas ründes, neil oli 12 total yardi, 8 passing yardi, 4 rushing yardi. Me saime 3 turnoverit, 2 force fumble'it ja 1 interception. Ja need third down oli 1-13 on ja nagu need numbrid on jaburad lihtsalt. Et neil oli vigastusi ja neil mängisid vennad positsioonidel, kus nad ei oleks pidanud mängima ka natuke. Et vahel see Ameerika receiver, jumal küll, see vend, mul oli kohati kahju tast. Ta oli ainuke vend, kellele palli topiti lihtsalt nagu hand off, jet sweep, kogu aeg negatiivsed play'd ja värgid nagu. Vennal oli 1 fumble lõpuks, aga 3 korda oli tal pall lahti, aga tal oli õnneks enne maas või midagi, vaata. Et jah, see ma ei tea, ei olnud isegi väga competition selle koha pealt. Mul on selles mõttes nagu, ma mõtlen selle peale, vaata, et kui ameeriklased tulevad, on ju, noh. Tulevad Euroopasse mängima, mõtlevad, et okei, noh, et profitiimsärki värki. Paneb väga palju 50-0 sauna, vaata. Ja siis sa jõuad vaata veel kohta ka, sest et paljudes meeskondades, no mitte paljudes, osades meeskondades on ju see nagu organisatsioon ka väga pask, vaata. Et nagu see trennide organiseerimised, kõik asjad. Ja siis sa tuled veel mängima ja siis tuled mängudele, kus sa tead, et sa kaotad, vaata. Nagu what the fuck, aga vaatamata sellele juhtus siin mängus meil kõige suurem asi, mis siin tegelikult juhtus, me kaotasime backup quarterbacki ka siin mängus. Ta murdis oma collarbone'i ära ja oma viskeõla collarbone'i, siis see on see luu siin, mis õla ja rinna vahel. Rangluu, jah, eesti keel, there we go. Siis me lõpetasime mängu, meie Ameerika receiver mängis Wildcat quarterbacki, aga noh, see oli ikka skoorisime 2 running touchdown'i sealt, aga ja see oli nagu jama, sest me juba kaotasime enne esimeses mängus kaotasime oma ameeriklasest quarterbacki ja nüüd me kaotasime oma sakslasest backup quarterbacki, kes mängis väga hästi 20-aastase kohaliku quarterbacki jaoks. Et nüüd tuli meil, eile oli esimene trenn meie uue Ameerika quarterbackiga, aga noh, temast me saame rääkida natuke aja pärast. Aga jah, see oli siuke nagu halb asi, aga kõige haigem lugu, mis mängus juhtus on see, et ma korra mainisin nädal ka, ma ostsin endale enda kiivri on ja spetsiaalselt, ma tahtsin saada nagu mingit natuke paremat kiivrit, mis mu pead natuke hoiab ka, et siis saab neid lööke vähemaks, siis, aga ma arvan, et Euroopas on neid äkki mingi 3 tükki ainult või 2 või 3 tükki, see on päris uus mudel ja ma pidin ise läbi Forelle tahtis mu käest 2 sotti rohkem saada, siis ma kontakteerisin seda firmaga otse USA-s, et kuule, sa saate mulle otse saata. Ja, ma saadame otse sulle. Sai mingi 6 sotti käidud. Päris odavalt, aga saad sa aru, see vastase quarterback, meil oli injury timeout, vend lihtsalt jookseb mu juurde, ütleb, koputab õla peale. I have to ask you about that helmet. Nagu põhimõtteliselt tuli mängu ajal, ma käis küsima, kui hea see kiiver on, et ta tahtis ka seda sama osta, aga ta lõpuks ei ostnud ikka, ostis endale visise. Et lihtsalt see näitab ära, et kui palju need vennad mõtlesid mängu peale nagu. et see oli siuke hästi naljakas koht ikka. Aga see võib-olla, noh, pärast me räägime sellest pikemalt ka, aga inimestele, ma arvan, võib tulla üsna suure nagu siukse üllatusena see, kui palju tegelikult nagu väljakul siukest täiesti mingit suva jama etakse nagu oma vahel. Et see ei ole üldse, ja isegi nagu just täpselt see, kui sa oled isegi nagu vastas tiimi mehed, et siis lihtsalt nagu mingi siuke täiesti suvaline mingist asjast rääkimine ei ole nagu üldse tegelikult ebatavaline, ütleme. Nagu seal oleneb inimesest ka, vaata. Osad ei räägi üldse, osad räägivad kogu aeg, vaata. Et see on nagu räigelt huvitav nagu näha ka. Ja sa pead kohati nagu teadma ka, sa saad natuke mängida sellega oma vastastega ka, vaata. Ja seal ongi, noh, seal on ka omakorda see, et kui sa tead nagu kellega rääkida ja kes nagu võib-olla läheb natukene verest välja selle peale, kui sa viskad sinna siukse mingi naljaka mingi asja, noh, et täpselt, et kuule, et ilusad tossud või midagi, vaata. Et siis noh, vend on nagu järgmine snap siuke natukene nagu mõtleb veel selle kommentaari peale ja siis sa saad seda nagu ära kasutada näiteks, on ju. Ja siis siin Blaze ka nagu, kui statistiliselt, siis meie vennad ei oska kodus teha statistikat. Mina ise lugesin, ma võib-olla vaatan läbi roosiliste klaaside seda natuke, aga ma ise lugesin, mul oli 6 tacklit siin mängus. Boxscore'is officiali pole kirjas mitte ühtegi. nagu see nagu, kuidas nad nii mööda sellega panevad, on juba päris huvitav, et ma pean küsima selle venna käest, kes organiseerib seda jälle, et nagu mida meil juhtus siuke lahe asi siis peale esimest, noh, meil ka nagu statidega on ilmselt alati probleem, on ju. Aga ühesõnaga peale esimest mängu oli see, et mingid ka, noh, täpselt mingid säkid ja tacklid oli nagu valesti loetud, on ju.
ja siis noh, saatsime nagu liigale kirja, on ju, näed, et on ju. Saad aru, liiga nagu kirjutab vastu, noh, ütles, et okei, et me parandame ära, aga et näed, et milles nagu probleem on, et miks nagu need vahepeal loetakse valesti, on see, et teil ei ole õla peal numbreid, on ju. Esiteks, meil on õla peal numbrid ja teiseks, need vormid, mis meil on antud, on liiga enda poolt. Nagu eriti, nagu kuulge, et ja liiga ise põhimõtteliselt. Ise tegite siuksed. Ja. No mul on see probleem ka, me näeme Jossiga nii sarnased, meil on tätokad samamoodi sama õla peal, meil on visiiriga kiivrid, me näeme reaalselt kiivritega samasugused välja. Ma olen 26, ta on 42, siis meil on teine linebacker on 24 ja siis ongi nagu need numbrid lähevad ka sassi ja noh. Ma arvan, meil ei ole need nii pädevad vennad, kes viitsivad eriti vaadata lõpuni, sest seal on, mul on 2 soolotäklit, kus ma lihtsalt lõpetan kõige unniku all, vaata. Nad arvatavasti vaatasid, kes kõige esimesena püssi tõusevad ja siis kirjutasid need numbrid maha, vaata. Ja. Et nagu siis, kui ma ükskord seda hunnikut välja sain, aga üks lahe play oli veel, et nad jooksid bubble screen'i minust eemale, siis teisele poole väljakut. Noh, mina defensive endina, ma pean lihtsalt lugema, et saab teisele poole ja noh, ma olen ikka siuke natuke lollakas ja ma olen siuke high effort, vaata mootori vend, sest mul tehnikat kõige rohkem ei ole, on ju. Ma lihtsalt panen täie pasagi sinna poole ajama, vaata tüüpiline run to the ball, on ju. See kaitses kõige võibolla lihtsam asi, mida teha, ongi nagu lihtsalt effort ja run to the ball, on ju. Siis jooksin, näen, et Ronaldo saab venna pikali, kukuvad maha, okei, lahe, natuke hakkad pidurdama. Ja viimasel hetkel ma olen reaalselt see tackle ees, on ju, sest ma ei tohi sinna tackli peale enam nagu nõnda hüpata üldjuhul, sest et esiteks mu enda vennad on ka seal. Ma ei viitsi neile ka sisse sõita, on ju. Järsku kuskilt veeres pall välja. Reaalselt otse mu jalga ette, nagu mul oli kõige unathletic moment üldse, nagu ma üritan seda skuupida ja joosta ja siis ma lollaks panin põlve maha. Aga meil on ju kolledži reeglid, vaata põlv maa, see on läbi play ju. Eks olnud 30 jardina fumble return touchdown teisele poole, siis ma olen küll nagu türa Ashari kibestumist, ta vaatas mulle otsa. Ülar, what the fuck are you doing? See oli see moment, kus sa tunned ennast nagu, et for fuck's sakes, Ülar, be a fucking athlete, you know. No mis teha, kui oled kaitseliini mees. Täpselt, seal on põhjuseid, aga noh, mul on 3 mängus 3 fumble recovery'd, mul pole kunagi nii palju ühtegi turnoverit olnud kuradi oma GFL-is. Kas see on, noh, okei, fumble recovery'd on võib-olla ka rohkem siuke, et kuidas nagu ette juhtub, on ju? Et ma just tahtsin küsida, et kas sa nagu oskad mingi asja välja tuua, miks sul nii palju praegu fumble recovery'd on, aga siis ilmselt see ongi lihtsalt see, et sa oled õigel ajal õiges kohas, on ju? Ma jooksen alati pallini, vaata, see aitab kaasa. Vaata ja siis oledki seal nagu õiges kohas õigel ajal. No ühe ma missisin viimasel hetkel nagu Rebelsi vastu oli see, nagu me tacklisime Joshiga koos running backi ja pall kukkus maha, running back kukkus palli peale. Ma hakkasin reaalselt, mul oli käsi minemas sinna skuupimas enda poole ja siis ta suutis selle palli pealt veerida täpselt niimoodi ära, et ta sai ise kätte selle palli tagasi. Ja siis vend hakkas nõnda naerma. Siis me naersime selle kuhja all kahekesi. That was close, yeah, I know. Ja vaat, see on ka täpselt siuke asi, mida nagu inimesed ei tea, vaata tihti. Ja täpselt. Siuksed väiksed trash dogid käivad ja et see siuke nagu vinge. Aga jah, ei räägi. Ja siis, ma ei tea, muidu üldiselt muidu ongi suht blowout'i selle koha pealt, et aga varsti kohe saame rääkida ka siis selle nädala mängudest, aga enne seda, mis 2 nädala jooksul ILF-is suurt juhtunud on? ILF-is võib-olla kõige suurem uudis on see, et Frankfurt võitis meil siis Pariisi, jah. Jop. See on ikkagi siuke väga jõhker uudis, ma ütleks selle peale. Ma nägin ise natukene mängu ka. Et jah, seal neil juhtus niimoodi, minu arust Galaxy oli veel päris nagu pikalt ees. Nad olid 19-0 teisel poolel ees. Jah, just. Ja siis Pariis tuli järele, läksid ette ja Galaxy lõpuks siis lõi viimase sekundi, põhimõtteliselt viimase sekundi field goal'i, on ju. Et see oli päris lahe mäng.
ja no Pariis oli ka ju natuke sarnane, mis oli Nordic Storm, vaata, päris suur haip oli, vaata peale, eriti kui Jalen Henderson sinna läks veel, vaata, ja siis Rio endale peatreeniks on ju. Aga lihtsalt ma vaatasin ka, ma mingid highlight'e vaatasin, aga Jalen mängis hästi, see on vinge näha minu enda. Jalen mängis jah, tal läks nagu, noh, ma loodan nüüd tõesti, et tal nagu võib-olla, et tal tekkis see nagu oh I got it moment. Nüüd vaata, et noh, tal ikkagi esimesed 2 mängu, ütleme selle mängu esimene poolaeg ka, noh, vend nagu üritab ise nagu teha, natukene võib-olla isegi, et nagu hero pooli mängida. Aga siis ongi see, et kusagilt ilmuvad välja mingid vennad ja siis, noh, minu arust seal oligi, ma ei tea, kas esimesel või teisel poolel, noh, oligi konkreetselt siuke situatsioon, kus Jalen läks jooksma. Seda tackliti nagu nii räigelt, et vennal lendas kiiver peast ära ja siis filmiti Jaleni nägu ja Jalen oli täiesti nagu dumbfounded, et nagu mida mis toimub, on ju. Et need poisid liiguvad natuke kiiremini kui mingi GFL-i Battleborni paganama defensive endid, noh, ütleme nii. No jah, et aga seda oli nagu tore jah näha, et ta sai kuidagi oma nii-öelda gruuvi sisse või? Et see nüüd ongi huvitav näha järgmised nädalad, vaata, mis teevad, sest nad võitsid week 2, nad võitsid Surge'i 0-6, aga sa ei saa midagi ründe poolt, et see hea mäng oli. See täiesti haige ja see 6 oli veel mitte see, et ajal löödi 2 field goal'i, vaid see oli see, et tehti touchdown ja field goal löödi mööda. Jop, nagu söge mäng on ju. Ja see on ikka päris huvitav, et nad hoidsid Surge'i 0 peal. Jop. Ja Galaxy skooris neile peaaegu 30 punni. Jop. Et see on nagu, noh okei, neil on nagu hea running back ja särki-värki. Ja täpselt. Galaxy'l. Ja no okei, Paul Lenhart on ka päris hea receiver, on ju. Aga no sellegi poolest, noh Surge, ütleme oma kogu nagu komplekteerituse poolest, ma ei tea, mina julgeks öelda, et neil on Viiniga kõrvuti suht kõige paremini komplekteeritud rünnena. Võib-olla tõesti jah, tegelikult, sest neil on nagu legit number 1 running back võib-olla liigas Platskammer, kes oli 3 aastat New York Giantsi practice squadis, Austria jooksja, kes suutis nagu 3 aastat oli see international spoti peal seal, vaata. Et nagu ja ILF-is mine vaata Instagramist tema plyometric workout'e, ma vaatasin suu lahti seda, kuidas Sevend ikka nagu põrkab, nagu täitsa söge, mis atleet see valge poiss ikka tegelikult on. Okei. Ma ei ole näinud seda videot, ma vaatan üle pärast. Jah, see päris vinge. Aga veel, ja räägi. Tuua tuli ju. Tuua vend tuli Euroopasse, et võib-olla sellest peab natuke rääkima, et siis Tuua Tagovailoa noorem vend, kes on siis Big Teni ülikooli, no Big Teni konverentsi all-time passing leader, kui ma eksi, on ju. Marylandi ülikooli eest, jah. Seal on veel siuke lahe lugu, et ma ju käisin teda isegi vaatamas. Olid või? Käisin vaatamas, kui nad mängisid Ohio State'i vastu. Siis kui sa olid tuuril või? Siis kui ma olin tuuril, jah. Tegelikult vinge. Ma olin sügisel tuuril ja oli rohkem siuke, noh siis sügisel oli see, et me ei tohtinud nagu mingeid kämpe asju nagu teha vaata või mingeid workout'e, siis käisime lihtsalt nagu treeneritel kätsurumas ja ütlemas, et tere, mina olen see, on ju. Aga siis jah, muuseas käisime siis ka ühtlasi Marylandi ja Ohio State'i mängu vaatamas Marylandis. Ja seal ikkagi, noh, see nii-öelda aura, mis siis Taulia Tagovailoal oli siis, oli ikka üsna jõhker, et ekstra tema mingid chantid ja siuksed asjad olid nagu täitsa olemas, et täitsa legend oli seal, no mitte legend. Ja, kahtlemata. Aga siis jah, tal oli siis siuke, ma ütleks, et noh, siukest nagu welcome to ELF momenti on nagu raske üle teha, ma ütleks. Jop. Mis siis juhtus, Ott? Juhtus see, et tuli tema siis väljakule. Noh, kes võib-olla teab natuke rohkem jalgpallist, üsna lihtne siuke kontsept nagu stick. Noh, väga lihtne, selles mõttes mängujuhile ka üsna lihtne nagu lugeda, on ju. Aga mees, ma ei tea, kas pall oli hiline või miskit, aga igatahes juhtus siis see, et mitte õigele poole ei tulnud see touchdown, vaid siis tuli kaitsja ja võttis palli vahelt ja jooksis ise lõpuni selle asjaga, et kohe oma esimese, et kui sa nagu teed statline'i lahti nagu sellega, et 0 completion percentage
on nagu 0-1 ja Big Six, et siis Jop. See on üsna nagu nukker, noh. Ja noh, siin muidugi ta on olnud ju Euroopas mingi nädal aega või 1,5 nädalat ka vaata, et selles suhtes see ei ole kõige hullem, aga kuna ta on vaata tuua vend ja USA-s teatakse ka teda päris palju, siis USA meedia sai ka vaata selle kätte ja siis see läks nagu viraliks momentiks põhimõtteliselt, vaata sellepärast saab päris palju nagu puid alla ka. Ja seal oli ju veel see, kusjuures ELF ju kustutas ära selle postituse Instagramist. Oli ka nii või? Jaa, niimoodi, et noh, see oli ka siuke nagu natukene nagu passive-aggressive'ilt tehtud, et jaa, vaadake ELF-i, nagu et näed, et vend tuli end seda peale Eesti ELF-i ja vaadake mis juhtus, on ju. Et see võeti maha, aga noh, ega noh, ta on võib-olla, noh, kokkuvõttes ta võib olla siuke päris hea nagu päris hea siuke marketingi võimalus. Jep. Et nagu ja Hamburg kaotas suurelt, aga väidetavalt, mis seal situatsioon oli, Hamburg jõudis mängule 20 minutit enne mängu alguses midagi sellist, nad pidid selle ajaga ära riietuma enne soojaduse tegema ja mängima hakkama, et see oli nagu igatepidi shit show, et mis iganes põhjusega nad jõudsid nii palju hiljem sinna Stuttgartisse siis, et see kõik keerab, see ei olnud ideaalne situatsioon kellegile ja noh, eks me näen nüüd tulevatel nädalatel, kuidas ta mängib, ma arvan ikkagi, et talent on tal olemas ja ma arvan, ta lõpuks võib olla üks parimaid quarterbacki liigas. Kahtlemata, et noh, ega selles mõttes, no ega ta ju kaugeltki mitte ei on nagu Marylandis halb mängujuht, noh, kaugel sellest, et ma arvan, et siin jah, läheb lihtsalt natukene aega võib-olla, kuni ta selle uue ründaja oma, noh, ikkagi vaata see ka, kui sa oled harjunud sellega, et sul on ründeliinis nagu mingid siuke, noh, kõige lühem vend on, ütleme siuke, ma ei tea, noh, 6-4 on ju. Ja sul on järsku vennad ründeliinis, kes on, noh, 6-0 või midagi siukest on ju. Et siis sul ongi nagu see oot või kui sa lähed receiveritest, kes jooksevad 4-3, 4-6 või 4-7 jooksvate receiverite peale, noh siis on ikkagi üsna suur vahe on ju. Jop, mängu kiirus on erinev, kõik asjad on erinevad vaata selle koha. No just. Täpselt. Ja siis ma ei tea, viimane mäng, mis vaja ära mainida, Vienna Vikings mängis siis Ryan Fire'iga eelmise aasta championship mängu rematch ja mäng oli ka siuke nagu päris pingeline 12-7 võit, aga jälle siuke naljakas nagu madala skoorilised, vaata. Defensive struggle'id igatepidi. Aga Vienna võitis. Viin võitis jah, ja Viin selles mõttes, noh, see on ikkagi üsna siuke nagu statement win, vaata. Arvestades seda, et nad ju ikkagi said üsna pika puuga tegelikult eelmise aasta finaalis tappa. Aga jah, tore oli nagu, iseenesest tore oli näha seda, et noh, kuna mul mõlemas tiimis on sõpru, kes on täitsa alustavatel positsioonidel, siis oli tore näha, et nendel konkreetsetel mängijatel läks hästi. Jah, et see on ju see on nagu ja see näitas taset ka, et nagu hea mäng oli, vaatame teda skoor oli madal. Ja just, et vaata, ta ei läinud nagu väga sükseks laadaks ära ka vaata. Et ta ei olnud süke, noh, ma ei tea täpselt, ma ei tea, 50-40 skoor või mingi süke asi, vaata, kus sa oledki, et noh. Noh, sükseks nagu shootoutiks on ja. Et see oli ikkagi, noh, kvaliteetne mäng selles mõttes. Jop, et kas ma korra vaatan kähku üle, kas meil need pole veel selle nädala power rankingut olemas ILF-is vist ei ole või? Veel minu arust ei ole, see tuleb üsna napilt enne neid mänge minu arust reedeti. Aga kui me vaatame üldiselt nagu ILF-i poole, siis sul on Nordic Storm on 3-0, Vienna Vikings on 3-0, Munich Ravens on 2-0 ja need on ainult kolm meeskonda on undefeated veel, jah? Just, ja noh, Münchenil just oli meiega koos, oli bye week. Et nad ei ole tegelikult oma kolmandat mängu veel mänginud. Täpselt ja noh, nagu favoriid nagu Ryan Fire on 1-1, mis on nagu, see on täitsa okei veel. Te olete samamoodi 1-1, et te olete täitsa okei elus veel seal divisionis rahulikult. Madrid Bravos on 2-1, noh see on okei. Tirol Raiders kaotas oma quarterbacki just eelmine nädal, et see on huvitav näha, mis nad teevad, aga nad on 2-1 ja noh, Stuttgart ja Galaxy on mõlemad 2-1 ka vaata. Ja Pariis on 1-2, mis on päris sügav aukjuba tegelikult, kohati, kui sa vaatad seda divisioni vaata. Ja, just. No ja Münchenil on nüüd see nädal on Stuttgartiga mäng, nii et see on hea mäng, jah? See tuleb hea mäng, aga ma arvan ikkagi Stuttgart võtab oma selles mõttes.
ja peagi Munich on natuke üllatuslik tegelikult, et ta on 2-0 seal ees. No vaata, keegi ei oodanud seda, et nende mängujuht nagu nii asjalikult palli jaotab, vaata. Et ma arvan, seal on sellel nagu üsna suur osa. Jep, siis GFL-i poole pealt, mis siin juhtus 2 nädalaga, midagi märkimisväärset tegelikult ei olnud, aga võib-olla üleelmine nädal oli siis Dresden mängis Berliin Rebelsiga ja Dresden mängib siis iga aasta ühe mängu sellele Dresdeni Dynamo jalkaväljakul, mis on 32 000 inimest mahub siin sisse ja kurat, nad päkivad selle välja nagu 13 000 mängijat oli seal, vaatajat oli sellel mängul, mis on nagu päris jõhker number mingi paganama regular season mängule. Aga naljakas on see, et 2023 see aasta, kui me võitsime esimese tiitli, siis meie Dresden olime samamoodi, võitlesime selle play-offi number 1 seedi koha pealt, on ju. Ja 2023 aastal Dresden mängis samamoodi sellel suurel staadionil Berliin Rebelsiga ja see oli nende üllatuslik kaotus. Nad kaotasid kodus mingi 10 000 inimese ees ja see oli põhimõtteliselt üks põhjus ka, miks me olime number 1 seed ja miks nad olid number 2 seed lõpuks. See oli siuke revenge'i koht, et tänu sellele pidi Dresden minema 2023 aastas Švebiši oli mängima ja nad kaotasid lõpus onside kickiga kuradi poolfinaali, et sellepärast nad ei jõudnud isegi finaali põhimõtteliselt, et pidi võõrsil mängima. Et see oli nende jaoks siuke kena rematch ja nad võitsid päris kindlalt 49-21 ja siis see sama väljak on ka, kus siis sellel aastal toimub siis GFL Bowl ehk siis finaal. Et kusjuures, kui seal on praegu juba 13 000 vaatajat ja kui Dresden sinna jõuaks, kes iga meie vastu näiteks, mis oleks nagu päris vinge tegelikult. See võib päris pätt olla selle lõppude lõpuks. See võib päris pull olla, jah. Jop. Ja siis eelmine nädal oli mingi lihtsalt mäng Hildesheim Invaders mängis siis Kiel Baltic Hurricane'iga ja Hurricanes on nagu suur underdog oli ja siis nad kaotsid viimase sekundi touchdown passiga nagu Hildesheim suutis visata nagu reaalselt feidi viskasid endzone'i nurka ja Ameerika receiver püüdis 2 korda seda palli kõigepealt pablis ja siis püüdis kinni selle ja võitsid viimase legit nagu walk-off touchdowniga. Et see oli nagu päris kõva võit ja Hildesheimi poolt ka. Aga muidu väga midagi juhtunud siin 2 nädala jooksul GFL-is ka ja muidu, jah, sorry. Ma vaatan praegu seda üleüldist nagu GFL-i nii-öelda seda tabelit, jah. Mis mulle silma jäi oli ikkagi teie see point difference. No pisike jah, natuke ikka on ja meie kaitse points per game on 2,3 praegu. No see on ikka täiesti müstika nagu 118-7. Jep, esimeses mängus skoorisid 1 touchdowni ja viimases 2 mängus pole mitte ühtegi punkti skooritud meie vastu, jah. See on jabur, aga olgem ausad, see 2 mängu nendest esimesest 2 olid siuksed natuke lahjemad meeskonnad ka. See, et me Berliini hoidsime 0 peal oli päris hea tegelikult, et see oli päris hea saavutus ja aga jah, meil on päris hea kaitse, meil on see stacked. Nagu kusjuures meie kaitsekoordinaator ütles hooaja alguses, kui oli linebackerite ja defensive backide meeting, et nagu DB-dele ütles põhimõtteliselt otse välja, te peate oma asjadest 100% aru saama, sest me oleme teile nii palju raha maksud, et teid siia tuua, siis te peate fucking kandma seda kaitset, sest et meil on nagu, meie ressursid on secondary's, meil on 4 ameeriklast või 5 ameeriklast on secondary's nagu. Et seal on nagu 2 venda neist, üks vend oli Seahawksis, nagu Ashari 100% oleks NFL-is mänginud mitu aastat, kui ta viitsiks tööta. Aga ta ei puuduta talenti pärast. Ta ei viitsi trenni väliselt väga midagi sisse panna. 2 aasta jooksul mitte kunagi jooksis näinud. Nagu, see on ikka masendav nagu kuulata selliseid asju, vaata. Jop, et nagu oleks mul selline talent olnud nagu fuck küll, no. Jah, just. Et see on, aga see on põhjus, vaata, miks sinna NFL-i nagu top 1 sa jõuad 1% jõuab sinna ainult, vaata. Et nagu see on väga keeruline sinna jõuda. Aga samas on vaata ka see, et nagu näitab üsna hästi ära vaata inimestele seda ka, et see ainult sellest ei piisa, et sul talenti on, vaata. Talent sind võib-olla heal juhul annab sulle nagu võimaluse, aga et sinna jääda nagu, no sul peab olema nagu jõhker work ethic ka seal taga, vaata. Just. Aga muidu GFL-is siis praegu on seis niimoodi, et Põhjakonverentsis siis minu Potsdam, Dresden Monarchs ja New Yorker Lions on siis kõik undefeated, meil ja Dresdenil on 3 võitu ja 0 kaotust ja New Yorkeril on 2 võitu, 0 kaotust. Ja no me oleme liiga top 3 meeskonnad ka, nagu mis iganes järjestuses sa tahad meid panna, sest meil ei ole quarterbacki vaata hetkel.
ametlikult veel, et see on nagu suur küsimärk, et kui sa vaatad power ranking ut ka, siis Dresden on esimeseks pandud, me oleme teiseks pandud ja New York Lions on kolmandaks näiteks pandud. Aga, ja siis sinna play-off'i viimase koha peale Põhja-konverentsis võitlevad Hildesheim ja Berlin Rebels arvatavasti siin hooaja vältel. Ja ka Lõuna-konverents on nagu wide open, sest Švebišal on küll võitnud 2 mängu, kes on domineerinud Lõuna-konverentsi pea 20 aastat juba, on ju. Siis, aga need on väga napid võidud, punktide vahe on 58 punkti, on nad skoorida, neil on skooritud 54 punkti, on ju. Ja aga GFL 2-st eelmine aasta, kes tuli üles, oli Forsheim Wild Dogs, on 3 võitu võtnud nagu Lõuna-konverentsi meeskondade vastu, nagu heade meeskondade vastu, et see on võib-olla kõige suurem üllatus olnud GFL-is, et kuidas nad mängivad, on ikka päris söge vaadata, et nagu eelmine aasta tulid madalamast liigast üles ja domineerivad praegu. Aga kas neil lihtsalt nagu kusagilt tuli mingi onu rahaga välja või? Ma ei tea, kusjuures mul pole õrna aimugi. Et ma arvan, nad on juba vaata mitu aastat üles ehitanud. Nii palju ma tean, et nendest ameeriklased on suurelt jaolt samad, kes eelmine aasta vaata. Need on sama meeskond, kes tõi nad üles vaata, et sul tundub, et neil on nagu see meeskonna kokkumäng on päris hea vaata. Aga see on päris lahe vaata. See on üsna erinev sellest, kuidas tegelikult praegu nagu Euroopas asjad käivad. Vaata Euroopas üsna palju on nagu ikkagi seda, et lihtsalt ostame nagu endale inimesi sisse, et sükest nagu, või no üldse ütleme. Igal pool on seda, jah. Ei no jah, seda on igal pool ikkagi, no ütleme profisport on vaata natukene teistmoodi nagu on, ma ei tea, high school või kolledži jalka. Nagu Euroopa profisporti ja nagu USA oma, vaata USA-s on alati mingi salary cap'id ja värgid ees, vaata. Aga vaata, võta jalka või koss nagu Euroopas. Seal on ka ju sama asi, raha mängib puhtalt. Ja, ei ma lihtsalt mõtlengi seda, et nagu, kui nad on reaalselt nagu siuke tiim, kes nagu nii-öelda selle kultuuri ja selle pealt nagu on endale ehitanud siukse tiimi, et siis see on nagu mega suurt lugupidamist väärt minu arust. Täpselt. Ja see on et kui nad ei ole lihtsalt teinud seda sellega, et on rääkinud kellegi Pforzheimis elava miljakaga, et kuule, et tahad oma jalkatiimi, kõhib appi, on ju. Jah, täpselt. Et nagu see, kuidas nagu sa suudad naturaalselt ehitada, nagu orgaaniliselt ehitada, see on nagu räigelt kõva asi tegelikult, vaata. See on kõva värk, jah. Aga kes nende, no ilmselt siis ma arvan, et nende peatreener võib-olla sinna tiimi väga kauaks ei jää, ma arvan, siis ta äkki ostetakse kusagilt üle või? Jah, seal on, võib juhtuda selliseid asju küll, jah. Et nagu see on reaalselt selle aasta GFL-i kõige suurem üllatus olnud ja kui sa vaatad power rankingutes ka see First Down Magazine, kusjuures see on päris hea follow, kui te tahate, nad teevad päris suht kõikide liigade ülevaateid Euroopas, et võite neid followda, siis nad tõstsid nad eelmise nädalaga võrreldes 11 kohta üles, et nagu Forsheim Wild Dogs on nüüd 4. kõige parem meeskond. Nagu ma just mõtlen sama, et kui nad pandi +11 ja nad on nüüd 4, see tähendab seda, et nad on eelmine nädal viimased. jah. Eelviimased siis või? Tegelikult eelviimased vist või? No eelviimased vist jah, no ma usun jah, et äkki Dolphinsist ikka nad üleval pool olid, aga. Võiks jah, et see on jah, päris mingi siuke story, aga meie nendega ei mängi välja, ainuke võimalus, kus me mängime nendega on play-off'is. Et see, kuidas see traveli osa on päris väike tegelikult GFL-is, et me ei pea väga palju sõitma edasi tagasi, et lõuna omad mängivad suht oma vahel ja põhja omad mängivad suht oma vahel. Teed vist isegi enne Covidit äkki oli isegi vist see reegel, et põhijooel sa ei mänginud mitte ühtegi mängu lõuna meeskondadega, vaata. Et alati olid mängisid oma siseselt ja siis alles play-off'id olid see, kus hakati mängima risti, vaata. Mis on nagu huvitav, aga samas halb minu meelest. See on halb jah, minu arust ka halb. Jah. Et see on siuke huvitav jah. Aga nüüd on parem, et me peame siin paari nädala pärast minema Švebišoli näiteks, kena kuradi ma 6-tunnine bussi sõitma. Aga see on üks vingemaid kohti, kus ma kunagi mänginud Ameerika jalkat olema, aga sellest saab rääkida siis, kui sinna jõuame. Siis see 2 nädalat on, mis meil siin Ott järgmised 2 nädalat ees ootavad, et hakkame soo poolt, mis mängud sul on? Nüüd sul on paiviik läbi on ja, et nüüd on 2 mängu järjest on ja. Just, nüüd meil on niimoodi, et meil tuleb siis esiteks Prahaga kodus, mis on siis oluline divisioni mäng. Nad said just oma esimese võidu eelmine nädal, on ja? Just, nad võitsid siis Budapesti. Aga no, mitte nüüd, noh, nagu veenvalt, aga nagu, noh, neid on ka nagu üsna palju tegelikult üles haibitud. Et Prahat on ka tegelikult päris palju, jah, noh, puhtalt nagu off-seasoni mingite liigutuste pealt nagu neile üsna palju nagu siukseid lootuseid ja ootuseid avaldatud neile, aga
ma sellega nagu, noh, vaadates filmi, siis nad on üsna nagu sihuke sirgjooneline nagu, mis nad nagu teevad, et seal ilmselt, noh, ongi see, et nagu kui, no ütleme, nende kaitse ka üsna palju mängib tegelikult erinevalt meie kahest eelmisest vastasest, mängivad nad väga palju mees-meest. Et siis, noh, mees-mehe kaitse vastu, ütleme, kui sa oled püüdja ja sul tulevad vastased välja mees-mees kaitsega, siis see on üsna sihuke personaalne rünnak. Jah, et sa tõesti arvad, et suudad mind peatada ühe mehega, fuck you. See on täpselt see, et sul, noh, see on nagu sõnum nii-öelda selle vastaste kaitse ja koordinaatori poolt on siis põhimõtteliselt see, et me arvame, et meie kaitsemängijad on paremad kui teie ründemängijad põhimõtteliselt. Ja Praha puhul, ütleme, kes on ka võib-olla siuke natukene nagu divisioni rivaal, siis siukest asja ei saa sallida. Ja ta kodus mäng on jälle. Just. Okay, aga siis nädal peale seda lähme siis esimest korda siis võõrsil mängule. Mängime siis Kölni vastu. Köln väga hästi alustanud praegu ei ole. See on Andres Neitmet vist. Neil jah. Neil kuidagi moodi vaata, siis kui me rääkisime ka siin täpselt paar episoodi tagasi, et ka nemad, oligi eelmine episood, kus sai ära mainitud, et näed, et Köln hooaja alguses räägiti neist, kui näed, et ainukene tiim, kellel ei ole Ameerika mängujuhti. Siis nad sõlmisid lepingu Ameerika mängujuhiga, aga mis nüüd välja tuli, on see, et Ameerika mängujuht kuidagi moodi sai veel halvemini hakkama kui Saksa mängujuht. Et, aga kusjuures ja Kölniga on veel siuke päris lahe lugu, et Kölni, noh, siuke asi, mis ei ole veel avalik, aga kohe varsti tuleb, on siis see, et Köln sõlmib lepingu siis minu endise kolledži majakaaslasega, kes mängis ka siis Kanada liigas vahepeal natukene, Juan Lua. DB, okei. Ja on väga hea tõenäosus, et ma saan oma majakaaslase vastu mängida, kelle vastu, kus juures see on siuke lahe full circle moment ka sellepärast, et oma esimese aasta UMass'is, kui ma mängisin scout-tiimi, siis ma mängisin tema vastu põhimõtteliselt iga päev. Sest ta oli first team defense, on ja? Just. Ja nüüd on see, et nüüd me mängime üksteise vastu nagu päris mängus, et see on siuke päris lahe moment tuleb, ma arvan. Ma väga ootan seda. Aga kas sa tead juba schedule'it ka, kuidas te lähete, sest sinna on autoga, sa sõidad 9 tundi praegu, ma just vaatasin Valkloost Cologne'i, ma arvan, et päev varem lähete ikka, on ju? Päev varem bussiga, okei. Aga teil on kena kahekorruseline buss või? On või? Ma ei tea. Mina ei ole meie bussi näinud veel. Okei. Minu meelest ma kuulsin, et see pidi olema ja siuke mugav buss, aga jah. Ma väga loodan, et on väga mugav buss, kui siuke 10-tunnine sõit on ees. Ja siis arvatavasti, meil on mäng üldse on 16, see 14 on laupäev siis ju. Jah, laupäev. Mäng. Samal päeval, kui me mängime ka. Et siis saate reedel minna arvatavasti, jah? Jah, just. Aga siis mul tuleb päris lahe siuke reisimissaaga siis, sest et kuna mul nüüd küll Ameerika jalgpalli teemast natukene kõrvale tulles, aga ühesõnaga ma hakkan ülikooli lõpetama, siis 10. ma kaitsen oma lõputööd. Mis on siis teisipäev, kolmapäeval jõuan Wroclawisse tagasi ja siis juba reedel paneme Kölni poole ajama. Jap, see päris jäske trippimine, jah? Päris põnev. Okay. See on sõge tegelikult, jah. Aga Praha juurde tulles, siis ma võin sulle saaduskatte juures injury reportiga öelda, Artur mängib ka. Artur King on nende Michael linebacker number 0 siis, jah? Ta eelmine mängib tõmbas oma kubeme lihase ära, siis ta küsisin ta käest, kuule, miks sa mänginud, siis mul on seal mingi 4 väikest rebendit, aga nad panid mulle mingid süstled sinna, siis kuradi hästi tunneb ennast nüüd. See on küll müstika nagu selles mõttes, mida ma nagu kolledžis kohe kindlasti ei näinud, oli see, et inimesed on reaalselt füsiolaua juures nagu rivis enne mängu ja ootavad seda, et nad saaksid endale mingi valuvaigistava süsti, on ju. Jop.
siis ma olin ka... Sa ei tahtnud saada väikest turotoli või? ei soovinud, mul ei olnud tarvis õnneks. Et see on nagu meie Will Linebacker praegu, ta mängis 2 aastat mängis Parma Panthersis seal Itaalia liigas. Ta mängis iga mäng turotoliga. Lihtsalt jagati nagu kommi. Nagu võtsa süstal, nagu see on väga halvad pikaajalised toimid on sellel tegelikult valuõigist. See on siuke jah. No ütleme, kui sa Ameerika jalgpalli mängud, siis niikuinii juba oled leppinud sellega, et... Jah, tõsi. Pikaajaliselt see ei ole kuigi mõistlik. Ja noh, Praha vastu, see on siuke... Te olete ikkagi favoriidid kodus on ja noh, mul on kolm vanat meeskonna kaaslast on seal Javier on nende quarterback oli eelmine aasta meil backup quarterback, Arthur Kingdom, nende Mike Linebacker oli siis meil Mike Linebacker siin ja Ben Burgess on nende ründeliinis üks Burgess, neil on 2 Burgessit, need vennad mängivad kahekesi, britid mängivad ründeliinis, siis Ben oli meiega siin eelmine aasta ka võitis tiitli meiega, et see pinged, ma kusjuures praegu on ikkagi, kui midagi väga halvasti juhtus, ma tulen ise mängule kohale ka ja ma toon nende sõrmused ka kaasa endaga, sest et nad pole ikka veel oma sõrmusid kätte saanud eelmisest aastast. Vaps see. Sellega kätte, aga ära siis teile topelt rõõmu tekita, tõmmagi pähe kõigepealt ja siis. Kus sa sellega? Siis GFL-i poole pealt, mul on ka 2 mängu tulevad nüüd järgmise 2 nädala jooksul on siis Düsseldorfiga mängime nüüd see nädal, kes on 0-2, nad tulid eelmine aasta üles siis GFL 2-st. Legendaarne meeskond, neil on ikkagi siiamaani GFL-i teiseks kõige rohkem tiitleid just. Et nagu Düsseldorf Panthers on ajalooline meeskond ja ka nad on viimase 10 aasta jooksul on üles-alla käinud kogu aeg. Siis mängime nendega solid meeskond, siuke kohati nagu trap game, et kui me nagu see võib olla ka 50-0 mäng või siis see võib olla ka siuke 28-35 mäng, vaata, kui me ei tule kohale. Et see on, kohati on need mängud isegi raskemad minu meelest, kus sa pead nagu, sa tead, et see on halvem meeskond, sa tead, et sa võidad selle mängu, aga sa pead lihtsalt nagu ise nüüd nagu... No sa pead jah ennast nagu ikkagi õigesti nagu häälestama selle mängu jaoks. Täpselt, et see on siuke ja siis nädal peale seda lähme Battleborne'i, just mängime uuesti selle meeskonnaga nüüd nende kodus ja see on ka siuke 5-tunnine bussitrip, aga me Potsdamil on vist reegel, et kui on rohkem kui 3 tundi bussis, siis me läheme päev varem, eks me läheme ka reedel juba, järgmine nädal, siis reedel lähme juba Battleborne'i poole, et see vinge minna nõnda, siis õhtu saab tasuta süüa, hommikul saab tasuta süüa hotellis ja see on kõik nagu vinge minu meelest, see on siuke lahe. Ja Battleborne'il on päris okei staadion ka, et see on siuke chill place, kuhu minna ka nende see efekt on Saksamaa kõige suurem energy drink vist või, kui me eksi nagu kohalik, siis see on nende peasponsor ka ja sealt saab, võib-olla saab nihverdada natuke seda endale, vaatab. Et see on siuke vinge asi Battleborne'i kohta, aga jah, mõlemad minu mängud peaks olema siuksed, mis on nagu, me oleme 100% favoriidid ja need on nagu meie jaoks tähtsad mängud, et noh, lihtsalt hoida seda momentumit going'una, sest et peale seda tuleb meil bye-week, jaanipäeval on bye-week, ma tulen ise saarde selleks. Mine hulluks, kuidas sul joppas või? Jop, eelmine aasta joppas ka. Ebareaalne. Ja siis peale jaanipäeva meil tulevad suured mängud, me mängime New Yorkeriga, me mängime Schwäbisch Halliga, et nagu need on need mängud, kus me esimest korda nagu testitakse ka meie meeskonda. Aga järgmistest mängudest rääkides, räägi siis sellest ka, et kes teil siis asemele toodi? Jap, et siis meil uus quarterback on, ma ei tea siiamaani, kuidas ta esimest nime tegelikult öelda. Me kutsume teda Keniks lihtsalt, Ken Allen on ju junior, aga Ken Jate on nagu eesti keelest, kui sa ütled, ma ei mäleta isegi, tegelikult eile me rääkisime, ma juba unustasin, kuidas sa inglise keeles ütled seda, aga Ken Allen on ju, junior. Ta on siis 30-aastane, ta on Euroopas olnud põhimõttel, ta mängis isegi Poola meistriliigas mingi aeg, 2019 aastast saadik. Ta mängis, oli GFL-is põhimõtteliselt 2022, ta mängis Algoi Kometsiga ja ta oli top 3 quarterback, et nagu need statid, mis ta GFL-is tegi 2022 aasta nagu sögedad, aga siis ta mängis aasta ILF-is, kus ta ei olnud nii hea, et Stuttgartis ta oli see star quarterback pidi olema, kes lasti lahti vist peale 2 mängu ja siis ta läks Leipzigis, kus ta oli ka ainult 5 mängu on ju Kingsi, et ja siis eelmine aasta ta mängis Mehhikos, kus me täna just rääkisime oma kaitsekoordinaatoriga ka sellest, et mis tase seal Mehhikos üldse nagu, seal on räigelt ameeriklasi alati sees, aga see, ma ei tea, nii palju, kui ma olen kuulnud, siis nagu organiseerimise poole pealt on päris jabur liiga. Organiseerimise poolelt on üsna träna.
taseme poolest on tegelikult okei. Ja ma olen ka niimoodi kuulnud jah, et aga kuna seal vist ameeriklastel limiiti vist pole otseselt, kui ma aru sain. Ma sain ka niimoodi aru, et ameeriklaste limiiti pole, nii et noh, see tõstabki nagu seda liiga üleüldist nagu taset ülespoole. Aga et jah, see kõik see, mis seda nagu liigat ümbritseb või nii-öelda see platsiväline teema on nagu ikkagi alla igasugust arvestust, ma sain aru. Ja ma olen ka kuulnud, ma olen nagu Josh Simo eelmise aasta roommate'i ja siis meil ikka veel Mike Backer, tema vana meeskonnakaaslane läks mängima sinna receiver ja iga päev on full kontaktiga trennid ja iga trenn sa tacklid maha. Niimoodi oli selles meeskonnas organiseeritud trenne ja trennid on põhimõtteliselt nagu kivi peale, aga lihtsalt see vibe tõmmatakse maha nagu Astrodorf. Nagu põhimõtteliselt siuksed olukorrad pidi olema, et peale mend ütles peale 5. trennid, kuule ma ei suuda enam, peale 5. trenni on sama nädal veel ju. Nagu, what the fuck, nagu see on päris sõge kohati, aga jah, nagu pedigree meie uuel quarterbackil Ken Allanil on päris suur, päris hea tegelikult ja eile esimest korda nägime trennis ka, käsi on olemas ja kiirus on olemas, see vend, ma üritasin teda, ma tulin backside'is, chase'isin teda ja siis proovisin, ma panen talle 2 kätt puusa peale, vaata nagu roll tackle. Vend võttis sammu ja vend oli läinud, ma ütlesin, fuck, üle on seda aeglane. Et nagu see atleet on ikka olemas, et mis sest 30-aastane, et kiirus on päris hea, et taga saab võita kindlasti, kas ta on sama, kui oli näiteks Jalen Henderson eelmine aasta, ma ei tea, seda me näeme nüüd laupäeval esimest korda. Aga ausatades hetkel on see, et kurat jää lihtsalt terveks mingi 3 mängu, siis vaatame edasi nagu, et alustame sealt, et meil on juba 3. quarterback, meil on alles 4. mäng, vaata, et see on päris jõhker. Aga jah, muidu, kuidas teil muidu vigastustega on? Nagu keegi ei kuule niikuinii, et meil on ründeliin on räigelt short, nagu täna trennis meil on ainult 5 ründeliini mäng, et meil on tööasjus 3 tükki eemal ja siis 3 tükki on nagu peaaegu season ending injury'd olnud juba. Aga kuidas teil peatreener sellesse suhtub? Sest kui ta minuga rääkis, siis ta ütles, et meie parim ründeliini mingi vend vist eelmisel aastal pidi mingi trenni vahele jätma ja siis põhimõtteliselt ta oleks peaaegu ära benchitud selle pärast vist või midagi sükest. Jah, seal on see kohati on see siuke naljakas jah, kuidas nad teevad seda, aga praegu on lihtsalt see, et meil pole lihtsalt bodisigi enam, et nagu trenni on nagu nõme teha praegu, sest et meil kuna kohalikud on tööl ka vaata, kohalikul, sa ei saa midagi teha, et sa ei saa oodata, et kohalikud on 100% treenides ka, et nad otsivad praegu uusi, meil on praegu 2 tükki tulemas Itaalia liigast, kui Itaalia liiga saab juuni lõpus läbi. Et sealt tuleb juurde reinforcement, aga siis praegu on lihtsalt päris short. Päris jõhker ikka, kui sa paugutad 2 hooaega järjest nagu. Jah. Ja nad teevad, see on tavaline. Meil ju, kes see oli siis? Meil on niimoodi, Ronaldo mängis 1 aastal 3 hooaega. Ta mängis sügisel Rumeenias, siis ta läks meie safety, meie Ameerika safety. Ta on ka minuga sama vanaga 30 aastal Euroopas pikas. Ta läks Rumeeniasse ainult sellepärast, et Dracula lossi näha. Nagu reaalselt see ütles, et põhjus, miks ta Rumeeniast läks võtti mängima. Ta mängis sügisel Rumeenias, kevadel, talvel ja kevadel mängis Hispaanias, sai finaalist tappa ja siis tuli meile Potsdamisse ja võitis tiitli meiega. Nagu siukse aasta mängis nagu maha, nagu sõge, nagu 24-7. Vinge, kui sa vastu pead. Nagu ma küll ei suuda vastu pead. Aga teie poolt, kuidas teil vigastustega hetkel on okei või? Kuule, meil nagu on nagu okei, et ei ole nagu väga hästi, aga ei ole väga halvasti ka. Meil nüüd, äkki oli, ma ei tea, hooaja 2. trenn või midagi sükest, siis meie see üsna legendaarne, ma sain aru, et ta on üsna legendaarne defensive tackle meie tiimis. Oskar Romanjuk. Ta rebestas Ahilka ära, siis minu enda toakaaslane, kes oli 1 aasta Rookie of the Year'i nominent, tema viimane trenn enne hooaja algust murdis oma hüpeka ära. Aga ta tuleb tagasi, on jah? Tal on võimalus ta peaks tagasi tulema, aga kunagi alles hooaja poole peale, ütleme. Okay. Ja siis meie ma ei teagi isegi, mis tal täpselt see positsioon on, ta peaks ka siuke nagu pool, siukest, mitte päris ka isegi nagu strong safety, siuke linebacker ikkagi.
Okay. Ka tema, tal juhtus õlaga midagi ja nüüd ta on 3 nädalat väljas ja meil ei ole meie siis ühte säki liidrit kusjuures. Jätab see nädalavahetus mängu vahele. Kumb, Karlis või see kohalik? Kohalik, see Ogrotovski või mingi asi. Jah, eesnimi on ta mingi Harold või mingi siuke lihtne oli vist. Jah, midagi siukest lihtsat jah, või lihtsamat. Et see on päris... Poola nimedega on alati siuke. jah, Latke on jah siuke. Oota, mismoodi nad Sonime ütlevad, mismoodi nad Otti ütlevad? Suudavad Ott ära öelda või? Ei, mind kusutakse lihtsalt Eerikuks peamiselt. Ongi Erik, okei, sa oled middle name. Mul on jah see, et ma üldiselt, kui ma välismaal olen, siis ma üsna tihti lihtsalt ütlen, et mu nimi on Eerik, sest et nii on kõigile palju lihtsam. Okei, jah. Aga ma ütlen ära, et kui Eestis mulle keegi Eerikist läheb, siis ma ei reageeri. Ja see on ju nagu nii tegelikult, samas kui see on Eerik, jah. Sest et kui me olime meie Otiga sellisega olime Soomes mängisime, siis nagu soomlased ei suudnud Ott ära öelda, nad ütlesid Oit. Nagu Oit. Ma tean jah, või nad ütlevad Otto lihtsalt sulle. Ja või Otto jah, nagu, et nagu see on ju teine nimi. Kas see OTT, nagu kui keeruline see on Ott, nagu see kõik, vaata. No neil on see, või no välismaalastel on see, et nad ei oska pehmet teed öelda, siis see nagu ajab nad segadusse. Okei, ja tõsi. Ma ei hakka enda nimest üldse ütlemegi, jah. Nad siin isegi sakslased saavad Ü-ga hakkama, aga nad ei oska R-i öelda ju. Nad ei oska rolling R-i öelda, vaata. Jaa, neil on jah. Nad ütlevad läbi kõhu selle R-i. jah. Nagu mul ema ütleb, nagu mul ema ei oska ka öelda seda. Ütlevad kohati sarnaselt. Nagu väike laps ütleb, sa oled ülal. Ja, no, või siis Ameerikas ütleb Jular, vaata. Jular. Ja noh, last name on ka siuke päris palju seda tits ja värki, siuksed asju. No, jah, could be worse, ütleme nii. 2 football name'i lihtsalt. Jah. Aga noh, Ott Eerik on ikkagi siia, nagu sa perekonna nimiga Ott Ender on ka nagu see on nagu all time name team. jah. See on nagu sõgedad mingi nimi tegelikult. Respekt su vanematele, et tahtsid panna Ott su eesnimeks ka vaata, et nagu müts maha tegelikult. No muidugi noh. Rääkides Arturist, Artur Kingdom on ta nimi on ja Praha linebacker, keda sa näed see nädal juba, siis ta isa tahtis tegelikult talle alguses eesnimeks panna United. Ehk siis United Kingdom oleks ta nimi olnud. Aga ema ei luba. Nagu see oleks küll nagu sõge nimi, aga noh, Artur Kingdom nagu jah, see on siuke naljakas, paras kuradi Inglismaa nimi on jah, Britt. Jah, just. Aga siis lõpetuseks räägime natukene sellest jalkakultuurist ka, et see on siuke, ma ei tea, kas see kõlab su jaoks õieti, et nagu Ameerika jalgpall on nagu kõige suurem meeskonnamäng, mis sa saad üldse nagu tegelikult teha, sest kuna meil on mängid nii palju ühes meeskonnas, vaata, ja kui palju igast mängijast oleneb, kes on väljakul, nagu tulemus oleneb nendest, on ja. Sest kui sa võtta tavaline jalka lihtsalt võrdluseks, nagu kui sa oled ründes, sorry, aga su väravahist ei olene väga palju üldse mitte midagi sellel hetkel, et kas sa skoorid või mitte, vaata. Et aga jalkas on tegelikult, sul on 11 venda töötavad samal ajal koos, et saada punkti või vastu. Seal on omakorda jah, täpselt see, et nagu sul veel positsiooniti erineb ka see, et kui palju sul nagu teistest oleneb, vaata. Et noh, ühelt poolt ongi see, et nagu sinul näiteks nagu defensive endina, sul on lihtsalt see, et see-ball, get-ball on ja. Jah, täpselt. Üsna. Noh, kui sul just nagu ongi see, et ma ei tea, vastaste rünne nagu mingit väga veidrat asja sulle lihtsalt nagu ette ei viska. Täpselt. Ja. Aga noh, laias laastus sul on ikkagi see, et kui sa oled edge rusher, siis sul on kas tackle või tight end ja sul on tema taga mängujuht, kelleni sa saad üritada. See on see, kus sa minema pead, vaata. Just. Aga siis sul on quarterback teiselt poolt, on ja. Nagu kes peab juhtima tervet rünnet, on. Aga noh, kaitses on samamoodi, sul on safety või linebacker tavaliselt see, kes juhib seda kaitset, vaata ja paneb kõik õigesse kohta, on ja. Ja aga lihtsalt point on selles, et ja lisaks sellele sul on ründe ja kaitsemeeskonnad eraldi, mis tähendab, et sul juba 22 mängijat on ju ründes ja kaitses kokku, pluss vahetusmehed. Pane veel spetsialistid ka juurde. Jah, pane spetsialistid ka sinna, kickerid, panterid ka sinna juurde. 25. Jah, 25 ja siis sul on veel mõni back-up ka, on ja. Et lõpuks on, ma just lugesin, meil on 51 venda praegu rosteris. Ma arvan, te olete kuskil enam-vähem selles kandis ja see
need inimesed on koos selles ühes ruumis, locker ruumis, riietusruumis, et see on nagu räigelt kirjude nagu taustadega inimesed, et nagu sellepärast see on nagu, mul on meie tiibid nagu Fergan, kuradi ma Baltimoorist, nagu ehe Baltimoori näide, kuidas ameeriklane ja siis meil teiselt poolt on Ashari on Californiast. Kõige chillim vend üldse nagu, et nagu see on juba erinev on ja pluss siis on mingi suvaline eestlane on seal ka nagu ülar, vaata, et nagu Ronaldo siiamaani teeb, Ronaldo õppis ära tere eesti keeles, ta ütleb mulle tere kogu aeg, aga Ronaldo ütles ka, et nagu ma olin teadnud, et su riik eksisteeribki enne nagu. Ja. Ei see, siin nagu isegi vaata, kuna Poolas ikkagi inimesed teavad Eestis särki värki ja ütleme, siin praegu nagu nii tohutult seda ma ei tunne, et nagu jube palju erinevate taustadega inimesi on koos, on ju. No ikka vaata ameeriklased võtad juurde ja kui sul on veel austraallane, mingid siuksed asjad, on ju. Hollandlane meil on ju nii. Jah, just. Aga nagu, kui ma mõtlen näiteks kolledži peale tagasi, on ju, vaata nagu me just ütlesime, siis meil on siuke umbes 50 inimest tiimis. Meil kolledžis oli 110 inimest tiimis. Meil ka. Ja oligi niimoodi, et samaaegselt on sul tiimis, mina, on ju. Ja siis sul on samal ajal vend, kes vabanes 3 kuud enne seda või vist alla 6 aega enne seda, kui ta tiimi juurde tuli, vabanes vanglast Arizonas. Jop. Ja siis nad peavad koos olema samaaegselt väljakul ja nad peavad olema põhimõtteliselt nagu vennad seal väljakul, vaata. Ja. Nad peavad täpselt teadma, mis üks ühes situatsioonis teeb ja teises situatsioonis teeb, on ju. Ja siis see on ainult 2 näidet, sul on veel 108 inimest veel seal lisaks teile. 108 inimest veel, täpselt. Kes on, ma ei tea, kas või see, et kes on rikkast perest pärit, kus on 2 vanemat olemas, kes on pärit põhimõtteliselt nagu sellest foster home'i systemist, on ju. Jep, kes on reaalselt võitleb selle nimel, et ellu jääda põhimõtteliselt, et kuskile jõudi jalkaga, sest kui sa jõua jalkaga kuskile, siis sa läbi lähed töötab McDonaldsis, No just, et see oligi, ja nad ei lähe kindlasti töötama McDonaldsisse, nad lähevad kohaliku nurga peale ja siis vaatavad edasi, on ju. No just, et see oligi võib-olla kõige siuksem huvitavam asi, nagu mille peale nagu vahepeal kuidagi, või mille peale nagu muidu ei mõtle, aga siis millegi pärast vahepeal tuleb nagu meelde täpselt, et kui ma mõtlesin ka seda, et kui küsitakse need, et mille jaoks sa mängid, on ju, või mis see põhjus on, et sa jalkat mängid. Et minul oli nagu see, et minul on ka see, et nagu, ma ei tea, mulle lihtsalt nagu tohutult meeldib jalka, on ju. Ma armastan jalgpalli. Täpselt. Et, aga et ütleme, et kui mul nüüd jalka nagu öeldakse lihtsalt homme näiteks, et sorry, et sa ei saa enam elu sees enam jalkat mängida, siis on nagu see, et okei, et mul on ikkagi, täpselt ma lõpetan ülikooli, on ju, ma saan mingeid muid asju teha. Aga et seal oligi tiimis, siuksed vennad, kes ütlesidki, et et nagu kui mul jalka läbi saab, siis ma lähen tagasi huudi ja hakkan müüma, on ju. Ja nagu, see ongi nende ainuke pääsutee põhimõtteliselt välja, sest elust ongi see sport, vaata, kas see on jalgpall, kosv või midagi sellist, vaata. Ja praegu ka Euroopas meil on rohkem profimeeskond, kus meil on inimesed ikkagi, kes teevad ka täiskohaga tööd, on ju kohalikud osad ja siis on veel mingi osa, kes ongi profisportlased puhtalt siin, aga jällegi nüüd on natukene rohkem erinev see võib-olla, et me oleme rohkem nagu, me ei ole nagu elu ja surma peale päris, aga samas mul on paar venda siin meeskonnas, kes reaalselt, kellel ei ole muud sissetulekut ja näiteks off-seasonil nad teevad suvalist construction'i tööd, nagu fucking Minidi, meie linebacker. Vend ongi ju talvel läheb, kuradi me ehitab mingid... Betooni valajaks, Ja, põhimõtteliselt, tsemenditehases põhimõtteliselt. Ja siis tuleb mingi putti nagu, et see on nagu räigelt huvitavaid nagu conversation, nagu need locker room talk'id või riietusruumi jutud, mis seal uste taga toimuvad ikka sõgedad naljakad kohati. Ei, see on ikka pull, kui nagu, täpselt. Aga mis veel oligi, minu selle viimase jutu illustratsiooniks oligi see sakslane, kellega ma koos elasin Jumes, siis tema oli siis, mängis juba 2 hooaega enne seda, kui mina sinna jõudsin. Või alla 1,5 aastat ühesõnaga. Ja ütles ka, et näed, et siis kui ta alustas, siis tal oli tiimis üks kutt, teadis, et on Floridast pärit värki. Vend lasti lahti laias laastus peale seda esimest, ma ei tea, 3 kuud või midagi.
Noh, kui siis sakslane seal oli, ta oli ise juba, see Florida kutt oli seal juba pikemalt olnud. Aga ei läinud äkki vist isegi poolt aastat aega, kui tuli nagu suur uudis minu arust nagu üle USA-lisse uudisteportaali, et näed, et Floridas murti mingisse suurde tehnikapoodi sisse ja varastati, ma ei tea, kui suure nagu summa väärtuses tehnikat ja oligi nagu kinni peetud mingid inimesed ja siis muuhulgas oli see sama Florida kutt, kellega ta mängis. Jah, ja noh, siin on ju sama ehe näide ka selles sarnases situatsioonist on ju Kyrene Lacy vaat see LSU, kes põhimõtteliselt tegi olude sunnile enesetapu, vaata. Sest nagu tal lihtsalt nagu NFL-i drafti pikist suutis ennast nõnda maha mängida oma lollide otsuste pärast, aga samas ka situatsioonidega ta lihtsalt ei suutnud sellest välja tulla. Ja siis viimases hetkes, kui ta sõitis autoga kraabi põhimõtteliselt menti tees põgenedest, ta lasi ennast maha, sest ta ei leidnud enam muud väljapääsu, sest ta teadis, et ta mängis kõik maha selleks hetkeks, vaata, mis ta võimalused olid. Ja nagu, mis on nagu jumala kurb ühest küljest, vaata, aga nagu see näitab seda reaalsust, vaata. Nagu, mis on nagu erinev, aga lihtsalt see on hea näide sellest, kui paganama kirju see meeskond on. USA's on see nagu kirjum ameeriklased, aga Ameerika on nii kuradima suur ja nii palju erinev background. Just, ma ütleks, et Ameerika ise on juba nii palju kirjum tegelikult, kui nagu Euroopa võib-olla ise on. Täpselt, et ma arvan, et meil on itaallastega rohkem ühist, kui ütleme inimesel, kes on Maine'ist pärit ja kes on, ma ei tea, Louisianast või Texasest pärit. Ja tegelikult see on hea võrdlus küll, jah. Et kuigi nad räägivad samad keelt, on ju, nagu kohad. Just, ja nad on sama pass. Täpselt sama pass, kui neil on pass, on ju. Kui neil on pass. et see kusjuures üks asi on küll, nagu kui sa vaatad, meil on see platvorm, see Europlayers.net või mis see vana, seal on üks lahter on sees küll, et nagu kas passport ready. Ja nagu ameeriklastel on see legit probleem, et ma tahaks tulla, aga mul pole passi. Ashari, meie safety sai 2 päeva enne lendu sai oma passi kätte, näiteks nagu siuksed asju on küll. See oli jah päris huvitav asi, mis USA's nagu mulle ka ilmsiks sai. Aga nagu teed isegi tagasi vaadates, minu Tartu Titansi, kui me mängisime, sa alustasid kohe peale seda, kui meil olid see 2 head hooaega, 16 ja 17. Isegi seal meil oli kuradima kirju seltskond, nagu Eesti kontekstis oli see kirju seltskond ja samas oli räigelt vinge, sest nagu me veetsime 24 tundi ühes bussis, kui me Ukraina sõitsime näiteks. Nagu need jutuajamised, mis on seal bussis, on ka nagu räigelt vinged ja nagu need nagu relationship'id või suhted, mis sa lood nende inimestega nagu kohati on need nagu elu lõpuni jäävad meelde. Mul on elu lõpuni nende inimestega rääkida milleskist, vaata. Kuigi mul ei olnud lähedast suhet nendega, aga mul on midagi ühist nendega, vaata. Nagu ja vaata, seal on ikkagi natukene vaata see tunnetus ka juures, et sa ei ole lihtsalt, see ei ole see, et lähme tennist mängima, on ju. Ja, täpselt. Et sul on ikkagi see, et sa oled sellel platsil ja sa mängid ikkagi sükest nagu ekstreemselt vägivaldset mängu, vaata. Et minul nagu ütleme püüdjatel vaata juba näiteks, ma tean seda, et kui mina jooksen oma bubble screen'i, siis mul on 1 või 2 minu nagu positsioonikaaslast, kes peavad siis minu jaoks nagu blokkima, on ju. Ja seal on kõik see asi sees, et okei, et kas ma saan neid selles mõttes ka nagu lõpuni usaldada, et ma ju tean väga hästi, et kui mina olen näiteks starter, on ju, või mingil positsioonil mingi üks nendest kuttidest nagu himustab, on ju. Et kas ma siis saan teda nagu lõpuni usaldada, on ju. Aga sul ei ole väga teist võimalust ka. Ei olegi, jaa. Et see ongi nagu huvitav nagu paradoks ka natukene. Ma ei tea isegi, kas see fancy sõna on siin õige, mis ma arvan, et ta tähendab, aga vahet pole. Et sul on see sama meeskond, kes sul on unnik erinevad taustaga inimesi selles meeskonnas, aga nüüd Ameerika jalgpall on piisavalt füüsiline, aga sa pead ka trenni tegema füüsiliselt, et olla edukas vaata. Need samad vennad, kellega sa saad jumala hästi läbi, sa pead trennis nagu minema kohad, nagu seal on, meil on see aasta 2 fighti olnud näiteks trennis, kus nagu vennad lähevad lihtsalt keema natuke, sest kuna see on füüsiline mäng on ja emotsionaalne ka kohati, aga see on minu arust normaalne, see on nagu kohati nagu, ma pigem tahan seda, kui seda, et iga üks, jah, see on nii tore mängivad nagu pehmelt ja nagu me lähme nagu, usu mind, nagu see paar korda kaitseliinist rääkides, meil on alati probleeme ja saame hästi läbi ründeliiniga, sest me läheme nendega alati vastu mesi vaata ja kogu aeg pängime igast trennis. Just, ja see ei ole täpselt see, et et ma toksin sulle palli ja sina toksid mulle palli tagasi, on ju. Nagu ma tahan siit ma just nimelt, et ma jooksen nagu läbi sinu põhimõtteliselt on minu mentaliteet, on ju.
ja nagu kui palju vaata ründe kaitse poha, ma mängin kaitses, sa mängid ründes, see on nagu lahe võrdlus praegu, sest et kui me teeme inside jooksu, inside run'i on ju, mis ta siis eesti keeles on, kui sa jooksu play'si harjutad või? Jah, põhimõtteliselt jah. Et siis kui pallikandja saab on ju palli ja siis me kaitsega peame tegema õiget tööd, et teda mitte lasta läbi ja siis ründeliin tahab teda blokkida õieti, et ta saaks läbi joosta, on ju. Paar korda, eriti kämbis oli see, et nagu, kus nagu nurk on natuke halb ja siis me lendamegi running back'ile sisse kõvemini kui peaks, on ju. Et nagu ideaalist ei taha lennata väga tugevasti sisse, on ju, täklida väga tugevasti maha nagu. Seal, ma olen 2 korda, mul on pall vastu pead visatud ja see nagu running back on nii pist mu peale, et nagu kurat, see on nagu niimoodi maha täklida, aga jällegi, mul on ka vaja neid live reppe vaata ja ma ei teinud seda 100% meelega, aga natuke võib-olla tegin, on ju. Et nagu sa tahad nagu set the tone vaata natukene. Selles see probleem ongi. Jah, täpselt. Ja siis, aga nagu samas, ma saan täitsa aru. Kaitsemängijad ei saa aru, kus piir on. Ja see on nagu hästi huvitav asi, mida sa pead suutma kontrollida treeneritena. Sa pead suutma kontrollida seda piiri, nagu sa tahad, et su meeskond saaks paremaks, kui nad omavahel teevad trenni, vaata. Aga jällegi, sa ei taha vigastusi, vaata. Et nagu see on räigelt tegelikult nagu siuke huvitav paradoks, et ma saan alati olen igas meeskonnas, kus ma olen ründeliini hästi läbi saanud. Sest ma pean nende vastu kogu mängima, sest ma saan üldjuhul hästi nendega läbi, sest ma üritan neid hoida minu poolel, aga vahetevahel me ikka tahame üksteisele nagu vastu pead lüüa. Ei no selles mõttes vahepeal sa pead ikkagi näitama selles mõttes ju ka treeneritele või iseendale kas või, et milleks sa nagu võimeline oled, on ju. Nagu, kokkuvõttes on see, et kui sa võid nagu tore inimene olla, on ju väljakul särki värki, aga kui sul järgmise hooaja lõpus öeldakse, et jah, et Ülarelt sa oled nagu tore vend küll, aga et tead, et trennis nagu su production või ka mängus su production ei ole päris seal, kus me tahame, siis lõpuks on see, et sa jääd tööst ilma lihtsalt. Täpselt, sest kokkuvõttes ikkagi kõige tähtsam asi on see, mis sa teed väljakul vaata tegelikult. No just. Kui hea sa oled off the field või kui halb sa oled, kui sa oled piisavalt hea väljakul, ükskõik kui halb sa tegelikult oled. Isegi Aaron Hernandez tappis 2 inimest, tal ikka väljakul NFL-is vaata. Oli nii kuradi hea, on ju. Aga siin on ka see koht, et fuck, ma unustasin ära. Mul oli jumal hea point tegelikult. Fuck. Mis ma veel tegelikult mõtlesin oli see, et vaata täpselt, et kui ütleme kaitse täpselt see nagu dünaamika, kuidas see trennis juhtub, ongi see, et me võime küll minna trenni mõttega, et et teeme nagu turvaliselt ja targalt, on ju. Aga seal piisabki sellest, et sul keegi kaitsjatest natukene täpselt arvestab mingit nurka valesti. Sa püüad landi kinni ja siis linebacker lihtsalt paneb sul õla sisse, et sa lendad perseli, vaata. Just, ja seal on ka täpselt see, et ühelt poolt ma saan sa nagu kujutad ette seda, et vend ilmselt mingid eelmised play'd on võib-olla mingi käki kokku keeranud, on ju, ja siis ta on vihane. Aga ja siis ta elab seda nii-öelda välja, on ju. Jep. Aga et ta siis okei, ta elab selle välja ära. Mina saan seetõttu viga, on ju, näiteks. Täpselt. Et mis siis saab, et siis ongi nagu see, et iga kord, kui kaitse mingit nagu lollust hakkab tegema, aga siis alati nad suudavad selle ära põhjendada, et vaata, ja jalkas on tegelikult ka see, et isegi kui sa oled ründemängija, isegi kui sulle tehakse nagu nii-öelda ülekohut väljakul, on ju, siis sa ei ütle seda tegelikult mitte kunagi. Jah, üldjuhul küll. Sest, et kui sa lähed nagu kurtma seda, et kuulge, et miks te nii kõvasti meid nagu täklite või mingit sükest asja, siis see lihtsalt võetakse nagu kui nõrkust nii-öelda. Kuigi see võib olla nagu õige asi, vaata. Aga seda ikkagi, seda ei võeta nagu, et okei, et tegelikult on mõistlik, vaid sinna sulle tuleb, sul läheb, ma ei tea, terve hooaeg aega selle peale, et sa oma nii-öelda nagu seda image'it või? Image'it tagasi saaksid, vaata. Jah, et nagu see on nagu ta on natuke macho sport, aga jällegi see ei pea olema, sest vaata, Ameerika õppides on nii palju erinevaid positsioone, sul on vaata nii palju erinevad, kuidas sa saad ja sul on ka erinevaid viise, kuidas mängida samad positsiooni, vaata, tegelikult vaata. Et see ei ole üldse nagu, üldse siuke nagu kivisse raiutud, aga üldjuhul on ta ehitatud üles, küll see on siuke tough guy image, vaata, siuke nagu macho sport. Aga kui sa kolledžis, ma ei tea, kas ma arvan, et sul oli see moment, aga millal tuleb sul meelde mõni hea moment kolledžis või nüüd Poolas, moment, kus meeskonnakaaslased nagu ultimate, kui sa teenisid nende respekti ära, sest ma võin enda
poolt kohe välja tuua näite. See oli Rowanis on ju, kui ma ülikooli läksin, ma olen mingi kuradi eestlane, mingi 25 aastane olin siis on ju, kui ma läksin sinna. Walk on, mingi suvaline vend lihtsalt ilmub kohale. Ja meil on üks eestlane ka seal meeskonnas. Siis ma ütlen, ja my name is Ülar Tiitmaja, I'm from Estonia, I play football, everybody was like, okay, kindel, et sa mängid õiget jalgpalli praegu, on ju. Aga kikker on ju. Ja kikker, okei, ma ei näe välja nagu kikker, õnneks mul seda polnud, vaata. Aga esimene jooks, ma panin rinnalt 4 pleiti, vaata, 405 poundi. Kõik vaatasid suu lahti. Mitte keegi ei ütelnud mitte ühtegi asja nagu. Nagu reaalselt see oli nagu moment, kus kõik nagu vennad rääkisid lockerroomis oma vahel pärast, et he benched 405 for reps. Like that, nagu, see oli ultimate respect, aga noh, see ka minu positsiooni põhiline, vaata, kui sa kaitseliinis oled nagu tugev, siis see on nagu kõva respekt. See on lihtne, on ju. aga ma mäletan seda momenti, kuidas kõik vennad vaatasid ma kõrvalt suu lahti, kuidas ma panin 4 pleiti, ehk siis 445 poundist pleiti ühele poole, ehk siis 8 kokku, 405 poundi, mis on 180 kilo vist. Ja siis lasin reppisin, vennad vaatasid suu lahti ja nagu siis ma nagu tundsin ise ära, kuidas ma teenisin nende nagu respekti, vaata. Ja see oli nagu minu jaoks vinge moment. Ja pärast Potsdamis oli sama situatsioon, kuna ma käisin jooksis ründeliini vendadega koos. Sest et ma elasin ühega koos, me käisime alati koos, sama asi, ma panin rinnad 180 kilo ja vennad vaatasid suu lahti, kohe respekt olemas, nagu polnud isegi küsimust, vaata. Et see oli minu jaoks suke huvitav moment, kuidas ma teenisin endal nagu selle respekti ära. Sul tuleb midagi ette või? Jaa, no kuidas mina respekti sain, oli ikkagi see, et ma läksin kohe, USAs ma läksin vaata otse fall campi on ju. Ja kuidas mina oma respekti sain üsna palju oli see, et kui teised vennad juba käisid peale trenni, läksid pessu ja hakkasid sööma minema, siis mina olin endiselt väljaku peal, tegin mingeid lisaasju. See oli üks viis, kuidas ma selle sain. Ja teine asi oli ikkagi see, nagu, et kui sa nagu reaalselt väljakul nagu ka kehtestad ennast vaata oma mänguga. Et sa võid nagu, seal ongi see, et nad võivad, mis ma USAs ka panin hästi palju tähele, ongi see, et sa võid nagu väljaku väliselt olla nagu megatore tüüp ja kõik võivad suga nagu väga hästi läbi saada. Aga niipea, kui sa nii-öelda nende joonte vahel astud, on ju, siis see läheb täiesti teistsuguseks suhe nii-öelda sinu tiimikaaslastega. Et siis on see, et sa võid tore inimene olla, aga et ma jooksen läbi sust lihtsalt, kui ma näen, et sa mul ees oled, on ju. Mul oli spring campis, vaata, kuna peale Covidit meil oli kevadel on ju trennid, on ju, nagu ikka spring camp on ju, on ju? Ja see oli esimest korda, kui Division 3-s lubati varustus selga panna. Sest vanasti oli reegel, et sa võid teha ainult varustusega sügisel Division 3-s on ju. Aga peale Covidit muudeti reeglid, kuna sa saad aru, et see on jabur natukene. Ja siis ma mäletan reaalselt peale ühte trenni, mul tulid defensive back'id tulid, ma ütlesin nagu, et that was fucking impressive what you did. No teise väljaku otsast nägid, kui me tegime 1-1 siia ründeliini vastu vaata. Nagu lihtsalt nagu see on kohad, nagu see, sa teenid selle respekti, meeskonnakaaslaste respekti ära, kui sa fucking töötad, näed vaeva vaata, kui sa teed tööd ja teine asi, kui sa performid ka vaata. Ja siis sa nagu olemas. Just, ja seal ongi vaata oluline asi, selles ongi see, tulles tagasi selle juurde, mis me ennega rääkisime, ongi see, et su tiimikaaslased teavad, et nad saavad sind usaldada väljakul. Jah, täpselt. Et nagu see pea muretsema. Just, ja täpselt, et vaata, mis mul ka meelde tuleb omakorda UMS-ist ja selle nii-öelda usaldusega oma tiimikaaslaste vastu on see, et täpselt, et näed, et kui me oleme kokku leppinud, et me ei tackli ja me ei tee mingit lollust, on ju, et siis ka reaalselt, et sul ei lähe defensive back, ei lähe nagu selle peale, kui ta näeb, et pall on nagu ees, et ta siis ei lähe selle peale äksi täis ja ei sõida sust läbi, on ju. Samal ajal, kui sa oled ise sellises kaitsetuspositsioonis. Et siis oligi see UMS-is ühe korra, kuidas mulle visati keskel olevad pallid slot receiverina on alati süke, et sa tead, et sealt kohe raudselt tuleb pauk, on ju. Killshotid mõnikord on ju. No just, ja sa tead enam-vähem, kus kaitsed on ka. Ühesõnaga, mulle visati, nagu sa näed ära, see kaitse, jooksen ja tean, et okei, et siin mulle ei tohiks palli tulla, on ju. Ja see pall tuli. Ja pall tuli ülesse. Eks ma pidin selle jaoks hüppama. Eks siis sa oled ekstra kaitsetuspositsioonis. Ja ma mäletan seda, ma püüdsin selle palli sealt ülevalt kinni. Nii pea, kui ma silmad palli pealt nagu alla keerasin, et vaadata, kuhu ma maanduma hakkan, siis ma nägin, et seal oli üks kaitsja. Ja ta oleks võinud, sellest vist, kes on võib-olla mingeid minu artikleid lugenud, siis teab ka, ma olen seda lugu varem ka rääkinud.
aga ta oleks võinud mu jalkakarjääri lihtsalt ära lõpetada, kui ta oleks tahtnud. Et kui ta ei oleks ennast nii-öelda suutnud nagu sellel hetkel kontrollida, siis noh, ma ei mängiks jalgpalli enam põhimõtteliselt. Ja see on su meeskonnakaaslane. No just nimelt. Ja ta ei ole isegi vaata sinuga ju samal poolel. Ta mängib kaitset. Ja meil on sama vaata. Ründe kaitseliinis võid sama nagu paralleeli tuua sellega, kui ründeliini vennad pullivad, vaata. Mõnikord see juhtubki niimoodi, et ma kaitseliinis, kas ma ei loe õieti või ma loen natuke aeglaselt ja mõnikord see hitib nii kiiresti. Ja see ründeliini vend võiks mind perseli panna, iga kord ta võiks panna külje pealt sisse lennata niimoodi, et nagu, ta võiks nagu päris korralikult mind tuksi keerata, kui ta tahaks. Ja ta saaks treenerilt selle eest nagu tohutult kiita. Ta saaks tohutult kiita selle eest. Täpselt, aga seda ei juhtu. Sest me teame üksteist piisavalt, nagu me hoiame, nagu ma ei tea, samamoodi, kui ma näen teda tulemas, ma ei lähe sinna põlvedesse, kui ma mängus läheks, vaata. No just, või et sa ei hakka trennis cut blokkima või mingit sükest lollust tegema, vaata, et nagu teise mehe. Aga seal ongi, vaata, see nagu vastastikune respekt ka, vaata. Et seda oli USAs ja siin ka ikkagi tunda, vaata, et kui sa mängid, mina isiklikult nii ei tunne, aga ma näen oma teiste nagu kõrval või tiimikaaslaste pealt seda, et ikkagi kui sa mängid nagu best on best, on ju, või see, et sa mängid scout-tiimi vastu, siis see on väga erinev, kuidas nad sellele nagu lähenevad. Et kui nad mängivad scout-tiimi vastu, siis nad lasevad üsna nagu vabalt lihtsalt teevad seda, mis nad tahavad, on ju. Ja kui see hõlmabki endas seda, et davai, ma nüüd jooksen sellest kaitsest läbi, kuigi ta on lihtsalt seal nii-öelda koha täiteks, on ju. Siis seda tehakse, aga kui mängitakse nii-öelda alustavate kaitsjate vastu, siis seda üldiselt ei tehta, sest et nende vastu nagu see respekt on nii-öelda suurem, on ju. Ja see, kusjuures üks suuremad asju, mis mind isiklikult nagu pissed off'ib nagu on see, kui scout-tiim ei viitsi teha lõpuni, sest ma ei saa head lukki vaata, ma ei saa head tunnet enne mängu. Ma tahan enne mängu saada heasi reppe, kus ma teengi seda, mis ma pean, ma loen õieti oma kõik need võtmed läbi, silmad on õiges kohas, teen oma õiged liigutused ära, et ma jõuan õigesse kohta, aga kui nad on mingid loiud ja need viitsi ise õigeid sammegi teha, siis ma ei saa seda lukki kätte vaata. See on päris pull asi, jah, vaata, eriti jalgpallis, vaata, ma tean küll, teistel spordialadel ka on seda, et sul on mängijad, nii-öelda need vahetusmängijad tihtipeale siis nii-öelda matkivad võib-olla järgmise mängu vastase mingeid asju, on ju. Aga mitte sellises, ma arvan, mahus, nagu seda tehakse Ameerika jalgpallis, et sul on ekstra tiimis, sul ongi scout-team playerid, kes teavadki põhimõtteliselt, et neil ei olegi nagu lootust põhimõtteliselt platsile saada, aga nad ongi ainult selle jaoks seal, et NFL-is on samamoodi. No just, practice squad ongi lihtsalt, sa oledki lihtsalt trennis, sa matkid vastaste nagu, sa oled practice squad'i quarterback, su ülesanne imiteerida Lamar Jacksonit täna. No just, aga järgmine nädal sa pead, ma ei tea, Matt Staffordit näiteks imiteerima, on ju. Täpselt. Nagu see osa on jalgpallis väga suur, see on hea point küll, et see scout-tiim ja kurat, see on nii nõme, kui sa ei saa õieti neid seda. Ei, see on väga nõme, aga samas ikkagi, kui sulle siis scout-tiim ka teeb nagu hea looki, siis ma mäletan mul vähemalt küll USAs oli see, et scout-tiimi ma võtsin täpselt sama tõsiselt nagu kõik teisi perioode nagu trennis, on ju. Siis ikkagi üsna palju oli tegelikult seda, kus kaitsjad tulid pärast trenni nagu ütlema, et kuule Ott, et nagu suur aitäh sulle põhimõtteliselt, on ju, või pärast mängu näiteks, et kuule suur aitäh, et nagu see, kui intensiivselt sa nagu scout-tiimis mängisid, kuigi see nagu, täpselt seal on ka see, et kuigi see selles nagu hetkes, sa võid vaadata küll selle pilguga, et et vend üritab endale nii-öelda kohta võita, on ju. Sellega, et ta siis teeb mingit lisa asju, on ju. Või et ta mängib nagu ekstra nagu läbi vile, on ju. Et siis tegelikult see on see vahe, mis üks asi mõistlikkuse piires, aga et see on see vahe, mis lõpuks võib dikteerida seda, et kas me võidame või kaotame nädalavahetusel. Ja mul Osvin, kõige chillim vend üldse, kes mängib praegu right tackle Bravose ja ta oli meil 2 aastat siin. See oli kõige pingem üldse ja meie tight end ka. Tihtipeale, kui meil oli mees ka nagu Brownswick, kes mängis hästi palju tight endiga, ma käin kaasa tight endiga, nagu ma olen alati sinnapool, kus on tight end, minu
kõige lihtsam, ma olen coach'ile alati öelnud, et kuule, pane mind sinna poole, seda mulle lihtsam mängida, mulle meeldib. Ja, just. Aga ma alati ütlesin Jerome'ile ja Osmanile nagu, palun võtke scout-tiim repid see nädal ja mitte kunagi polnud probleemi, alati tulid, sest ma tahan seda head lukki saada mängulist. Just. Räigelt vinge tegelikult, vaata. Aga seal on täpselt see, et sa pead nagu see tunnetus peab jälle nagu õige olema, et mis situatsioon ja sa pead ise ka samamoodi väga, nagu kui sind palutakse, et kuule, kas sa oled nii hea ja mängid mulle näiteks mingit asja ette, et siis sa õigel hetkel oskad nagu ära lõpetada, vaata. Et sa saad aru sellest, et okei, mina olen hetkel selles scout-tiimi positsioonis ja see mees on praegu selles nii-öelda starteri positsioonis, on ju. Jep. Et see on nagu päris kõna rabbit hole, kus me praegu läksime, aga nagu see on väga suur erinevus, kuidas teiste spordialadega, kui sa võrdled nagu kui sa mängid, mis iganes sporti ma kunagi mängin on, see ei ole isegi ligi lähedane, et see on nagu räigelt pingi. Aga mida lõpetuseks süke, sul mingid lahedaid meeskonnatraditsioone on, mis te teete või mingid siukseid Poolas just, ma mõtlen, kuna see profi meeskonnas on minu meelest, profi jutumärkis, aga profi meeskond ikkagi võrreldes kolledžiga. Meil on siin nagu rohkem siuksed lahedaid asju. Näiteks üks asi, mis me teeme on iga kord, kui keegi unustab midagi maha, unustab trenni särgi kaasa võtta või unustab midagi väljakule peale trenni, siis ta peab spin the wheel'i tegema, ehk siis meil on see eesti keeles. Loosiratas ja seal peal on erinevad tegevused, mis ta tegema peab. Seal sees on nagu, sa pead kirjutama 500 sõnalise essee, et nagu miks sa seda tegid, seal on nagu tell a joke, sa pead laulma, sa pead tantsima kellegi vastu, midagi sellist, see on päris vinge asi, me teeme need alati reedeti, kes nädala jooksul on korjanud, neid asju peavad veeretama ja siis on siuke lahe nagu meeskonna hinge ehitusasi, nagu see on räigelt vinge, meil on karistusena põhimõtteliselt. Kes on võib-olla NFL-i mingeid podcast'e ka kuulanud või Ameerika jalgpalli podcast'e siis kuulanud, võib-olla on kuulnud ka, et inimesed ütlevad, et need kolledžis on ikkagi see tiimi spirit on nagu täiesti teissugune kui profitiimides ja ma arvan, et ma saan sellega siinkohal küll nõustuda, et kolledžis oli meil sükest, võib-olla sükest nagu traditsioone kui sükest nagu võib-olla nagu nii väga ei olnud, aga lihtsalt see, et sul ei ole seda, et keegi, et trenn saab läbi, et sul, sa ütledki vendadele, et lähme bowlingut mängima, siis vennad ütlevad, lähme muidugi bowlingut mängima, davai. Aga nagu profitiimis on täpselt see, et mina, kes ma olen import, mul ei ole nagu väga midagi muud teha, aga ma tean seda, et meie center näiteks, kellega ka tahaks tegelikult väga nagu, ütleme, rohkem läbi käia. Ma tean väga hästi, et see mees teeb tööd, tal on 3 last, tal naine ootab kodus, me saab trenn, ma ei tea, mingi kell 10 õhtul läbi, tal naine ootab kodus, et saaks juba nagu magama ise ära minna ja lapsed magama panna, Et profitiimis sul nagu sükest nagu võimalust nagu nii väga pole, aga näiteks UMS-is meil oli peale igat trenni meil oli prayer circle, mis oli päris huvitav. Mina küll ise usklik ei ole, aga kõrvalt nagu vaadata või ise sellest ka vahepeal nagu osa võtta oli päris tore, et USAs nagu see usukultuur on üleüldiselt oluliselt nagu suurem kui Eestis on ju, et Eestis sa ei näe väga inimesi nagu palvetamas väga. Aga USAs on enne igat mängu me ju kõik koos lugesime selle mis see põhipalve on ju. Et siis või peale igat neljapäeval meil said siis kolledžis trennid nii-öelda läbi on ju, reede oli travel day, siis peale neljapäevast trenni oli alati süke pandi must nagu maksimumi peale on ju. Ja siis olidki mingid, ma ei tea, dance battle'id ja mingid siuksed asjad locker room'is või siis kui seal oli vaja mingeid arveid klaarida, siis mindi nagu nii-öelda play fight ima siis selle vastas positsioonigrupi selles nii-öelda vahes. Et see on küll erinev, kuna vaata sa ülikoolis sa elad koos vaata kõikidega, sa kõik asju koos. Sa elad koos ja sa ikkagi, sul ongi see, et sul vennad lihtsalt vabal ajal ongi seal riietusruumis. Istuvadki riietusruumis ja ma räägin, et kõige lõbusamad ajad olidki fall campi ajal,
kui sa oled täiesti nagu surmväsinud ja siis sul on see ka, et sa oled nagu üleväsinud ja sa istud koos mingite vendadega seal locker room'is ja siis. See on põhimõtteliselt pohmaka huumor ju. No täielik pohmaka huumor, ja saad aru, ja sa saad, sul vabalt, tund aega järjest sa mingi täiesti X teema peal, vennad hakkavad, täiesti mingiteks filosoofideks, on ju. Jop, ja nagu väga deep läheb, ja siis mingi hetk keegi läheb väga närvi kellegi peale, ja siis on alati mingi jama. Ja, just, keegi alati kõnnib minema. Jop. Et nagu need on need momendid minu meelest, mida ma ei unusta mitte kunagi. Et nagu siuksed väiksed momendid, vaata, näiteks see nädal oli ka meil ja siuke pisike moment siin, mis on nagu profimeeskonnas natuke, nagu sa saad lihtsamini teha seda. Me kaitseliiniga otsustame, davai, me läheme paar hoppima. Läksime terve kaitseliiniga, palju meid on 9 tükki, kõik on kohal, osad olid puhkusel ja värki. Läksime paar hoppima. Lõpetasime niimoodi, et mina Maxiga joome ilma särgita, tšaagime paganama Tequila Sunrise baari ees kell 2 öösel. Nagu, fuck, ma ei unusta seda momenti arvates mitte kunagi, sest see oli lihtsalt nii pinge moment, kui me No just. No meil kolledžis oli ka see, kuna UMS on väga suure siukse peokooli või nagu auraga, on ju, siis seal ka ikkagi, seal on leitud nagu iga kord, kui sul on nagu mingi pidu või mingi siuke joomisüritus, siis selle jaoks on mingi põhjus, on ju. Ja seda põhjust ei ole tarvis nagu kaugelt otsida, et kas see on sellepärast, et jah, meil ei ole 7 päeva vihma sadanud, on ju. Et näed, et lilled vaevad kastmist või mis iganes, on ju. Et mingid täiesti nagu mingid X asjad, on ju. Et siis täpselt samamoodi, et kui sul on off-season, on ju, või täpselt ei ole nagu siuke hetk, kus sul on mängud või et täpselt, et sul on hooaeg või on mingi väga jõhker nagu trenni periood, kus sa siis ei saa nagu nii-öelda kõrval astuda sellest rutiinist, on ju. Et täpselt summer workout'ide ajal või midagi siukest. Sa tead, et sul on põhimõtteliselt ainult need sportlased ongi seal campus'is, on ju. Ja siis sa lähed sinna campuse baari ja siis sa tead, et seal sa nagu nii räigelt pulli, et paha hakkab, Et nagu need väiksed momendid on nagu räiged vinged, aga neid väiksed momente on väga palju nagu aasta jooksul tuleb ja see on ka nagu üks asi, mis ma ütlesin tervele meeskonna looe alguses nagu great memories, nagu see on pikk hooaeg, me oleme siin koos reaalselt 7 kuud, kui me läheme finaali näiteks. Te olete nõks vähem, sest ILF-is on natuke normaalsem schedule, fucking lühem, on ju. Aga reaalselt sa oled pool aastat nende vendadega koos ja nagu tee mingid lahedaid asju, nagu me teeme siin nagu grilli, me käime ujumas, siuksed asju teeme, nagu need on räiged vinged momendid, vaata. Et aga igal juhul, ma arvan, lootsin, et te saite veits nägite kinnist uste taha ka, mis seal tegelikult Ameerika jalgpallis nagu locker room'is ja nõnda toimib. Et siin on veel paar teemat, millest me pole isegi rääkinud praegu, sest me olime igatepidi kinni nendes rabbit hole'ides, aga see on okei. Nagu meil on terve see suvi aega nendest rääkida ka, et me üritame siin teieni ka tuua, et saate võib-olla parema aru saama, mis asi see Ameerika jalgpall üldse on ja mis selle võlud on, vaata, miks me seda mängime nagu. Ja meile mõlemale meeldib see mäng ilmselgelt, on ja, aga siin on ka muid asju siin kõrval, mis teevad selle mängimise veel lahedamaks minu meelest. Ja veel kord, kui kellelgi tekib endal mingeid mõtteid või küsimusi, millest te tahate, et me räägiks või mille üle te tahate, et me arutleks, siis kindlasti andke meile teada, et me teeme seda väga hea meelega. Täpselt, aga Ott, edu sulle see nädal, et toome siis võidud koju, on ja? Jah, sulle ka edu. Ja näeme siis loodetavasti pühapäeval, et ma tulen vaatama, kuidas sa mängid seal Poolas. Aga igal juhul kõigile thanks kuulamast ja siis 2 nädala pärast räägime uuesti ILF-ist GFL-ist. Et davai, tšau! Tšau!